1956. aasta jaanuaris, kui külm Venemaa talv mattis Kalinini oblasti lumme, kirjutas üks vana mees haiglapaberitele sõnu, mida keegi ei pidanud kunagi lugema, kuid mis säilisid Inkovet arhiivides järgnevateks aastakümneteks. See mees oli kunagi käskinud tuhandete üle, allkirjastanud seadusi, mis kujundasid tervet rahvast ja kõnelnud maailma liidritega võrdse partnerina, kuid nüüd istus ta kitsas palatis, kus aknad olid trellitatud ja uksed lukustatud, ning tema ainsateks kaaslasteks olid teised patsiendid, keda Nõukogude süsteem oli samuti hulludeks kuulutanud. Konstantin Päts, Eesti Vabariigi esimene president ja riigi rajaja, oli vangistuses veetnud juba 15 aastat, kuid tema vaim keeldus murdumas täielikult ja just see muutis tema juhtumi Nõukogude julgeolekuorganite jaoks eriti keeruliseks. Mida ta neile paberitele kirjutas? Miks peeti vajalikuks hoida üht 71-aastast vanurit range valve all psühhiaatriakliinikus, selle asemel, et lasta tal vaikselt oma päevi lõpetada? Ja mis kõige olulisem, milliseid saladusi kandis see mees endaga, mis tegid temast Nõukogude võimude jaoks püsiva ohuga siis, kui tema tervis oli juba ammu rikutud ning tema kodumaa näis igaveseks punase lipu alla maetud olevat? Need küsimused on vaevanud ajaloolasi aastakümneid, sest Konstantin Pätsi viimased eluaastad on üks Eesti ajaloo kõige traagilisemaid ja samal ajal kõige vähem uuritud peatükke. Nõukogude arhiivid hoidsid neid dokumente rangelt salastatuna ja isegi pärast Eesti taasiseseisvumist on paljud materjalid jäänud kättesaamatuks või on need hävitatud aastatel, mil keegi ei osanud arvata, et ükskord võiks taas tulla aeg, mil Eesti on vaba ja tahab oma ajalugu teada. Kuid mõned dokumendid säilisid, mõned tunnistajad jäid ellu ja nende kildude põhjal on võimalik kokku panna pilt, mis on ühtaegu vapustav ja südantlõhestav. Enne kui jõuame Puratševo hullumajja, kus Konstantin Päts oma viimaseid päevi veetis, peame mõistma, kuidas sattus üks Euroopa väikeriigi juht, mees, kes oli kohtunud Suurbritannia kuningaga ja keda austasid paljude riikide valitsused, olukorda, kus teda koheldi hullemini kui tavaküüditatuid. Tema teekond peidab endas saladusi, mis puudutavad mitte ainult ühe mehe saatust, vaid terve rahva tragöödiat, mis algas 1940. aastal ja mille tagajärjed ulatuvad tänasesse päeva. 1940. aasta suvi tõi Eestisse muutuse, mida paljud olid kartnud, kuid mille tegelikku ulatust ei osanud keegi ette näha. Juunikuu viimastel päevadel, kui Punaarmee üksused olid juba Eesti pinnale jõudnud ja Nõukogude lennukid tiirutasid Tallinna kohal, istus Konstantin Päts oma kabinetis Kadrioru lossis ja mõistis, et kõik, mille nimel ta oli elanud ja võidelnud, oli kokku varisemas. Ta oli siis 66 aastat vana, juba mitte noor mees, kuid endiselt terava mõistuse ja tugeva tahtega, ning ta teadis paremini kui keegi teine, mida Nõukogude okupatsioon tema riigile ja temale isiklikult kaasa toob. Pätsi viimased päevad Kadriorus on kirjeldatud mitme tunnistaja poolt ja need kirjeldused loovad pildi mehest, kes seisis silmitsi võimatu valikuga. Tema lauasahtlis, nagu hiljem selgus NKVD läbiotsimisprotokollides, olid dokumendid, mis tõendasid tema kontakte Lääne-Euroopa valitsustega, kirjavahetus Soome riigijuhtidega ja märkmed kohtumistest, mis oleksid Nõukogude võimude käes muutunud hukkamõistvaks tõenduseks. Mida tegi Päts nende dokumentidega viimastel vabaduspäevadel? Osa neist põletati, seda kinnitavad mitmed allikad, kuid kaugeltki mitte kõik, sest aega oli liiga vähe ja materjalid liiga mahukad. Juuli alguses 1940. kohtus Päts oma lähedaste pereliikmetega viimast korda vabade meestena. Need kohtumised toimusid Kadrioru lossis, mille seinad olid kuulnud aastaid riiklikke saladusi ja mis nüüd said tunnistajaks isikliku tragöödia algusele. Tema poeg Villem Viktor, kes hiljem ise läbis Nõukogude vangilaagrite põrgu, kirjeldas oma isa käitumist neil päevil kui väärikat ja rahulikku, kuigi kõik teadsid, mis tulemas oli. Konstantin Pätsi arreteerimise täpne kuupäev on ajaloolaste seas vaieldav, sest Nõukogude dokumendid kasutasid erinevaid termineid ja daatumeid, et varjata oma tegevuse tegelikku olemust. Ametlikult toimus tema kinnipidamine juulikuu 22. päeval 1940, kui NKVD ohvitserid ilmusid Kadrioru lossi ja teatasid, et president peab nendega kaasa tulema. Päts küsis, kas ta võib kaasa võtta mõned isiklikud asjad ja talle lubati pakkida üks kohver, mille sisu hiljem konfiskeeriti ja mida ta enam kunagi ei näinud. Kuid kas te teate, mida Päts sellesse kohvrisse pakkis oma viimastel vabadel minutitel? NKVD protokollid kirjeldavad sisu üksikasjalikult, sest iga ese läbis põhjaliku kontrolli ja registreeriti dokumentidesse.
seal olid perekonnafotod, mõned raamatud, kirjutusvahendid ja üks väike nahkkaantega märkmik, mille leheküljed olid täidetud käsikirjaga, mida NKVD tõlgid algul ei suutnud lugeda. See märkmik sai hiljem üheks oluliseks tõendiks tema vastases toimikus, sest selles olid märkmed, mis puudutasid tema kohtumisi lääne diplomaatidega ja tema hinnanguid Nõukogude Liidu kavatsuste kohta. Konstantin Pätsi esimesed vangistusekuud möödusid Moskvas, Lefortovo vanglas, mida nimetati Nõukogude poliitilise terrori kõige hirmuäratavamaks asutuseks, kuhu paigutati ainult kõige olulisemad vangid, keda plaaniti üle kuulata ja murda. Lefortovo kongides olid enne teda istunud teised Ida-Euroopa riigijuhid, sõjaväelased ja isikud, kelle ainuke kuritegu oli see, et nad seisid Nõukogude ekspansiooni teel. Päts paigutati üksikongi, mis mõõtis umbes 2 meetrit 3 ja seal algas tema vaimne piin, mis kestis järgnevad 15 aastat. Lefortovo ülekuulamiste protokollid, mis osaliselt avalikustati 90ndatel aastatel, näitavad, et NKVD uurijad keskendusid mitmele võtmeteemale Pätsi juhtumi uurimisel. Esiteks tahtsid nad teada tema kontaktide kohta Suurbritannia ja Prantsusmaa valitsustega, eriti mis puudutas salalepinguid, mida Nõukogude Liit kahtlustas olevat sõlmitud. Teiseks huvitasid neid tema sidemed Soome riigijuhtidega, sest talvesõda oli alles hiljuti lõppenud ja Moskva kahtlustas, et Eesti oli mänginud selles konfliktis salajast rolli. Kolmandaks, ja see oli ehk kõige olulisem, tahtsid nad teada Eesti Vabariigi varade kohta, mis olid viidud välismaale ja mille asukoht oli siiani teadmata. Ülekuulamistel käitus Päts, nagu mitmed tunnistajad hiljem kinnitasid, väärikusega, mis ajas ta uurijad raevuhoole. Ta keeldus tunnistamast kuritegusid, mida ta ei olnud sooritanud, ta keeldus andmast informatsiooni, mis oleks võinud kahjustada teisi eestlasi, ja ta keeldus allkirjastamast dokumente, mis oleksid tema tegevust presidendina näidanud Nõukogude vaenulikuna. See vastupanu tõi talle kaasa märksa karmima kohtlemise, kui ta oleks muidu saanud, kuid see hoidis tema au tervena ajal, mil paljud teised murdusid. Mida aga NKVD uurijad ei teadnud, oli see, et Päts oli juba enne oma arreteerimist võtnud ette samme, mis pidid kaitsma teatud informatsiooni igaveseks. Mitmed Eesti diplomaadid välismaal said temalt sõnumeid, mis kandsid koode ja viiteid, mida ainult nemad mõistsid, ja need sõnumid sisaldasid juhiseid, kuidas käituda juhul, kui Eesti valitsus paguluses peaks kunagi taastuma. Need dokumendid, mida Päts oli oma viimastel vabadel kuudel ette valmistanud, jõudsid Londonisse ja Stockholmi ja mõned neist eksisteerivad siiani Eesti Välisministeeriumi arhiivides, kuigi nende täielik sisu pole kunagi avalikustatud. 1941 oli aasta, mil Konstantin Pätsi saatus pidi saama lõpliku suuna, kuid Saksamaa rünnak Nõukogude Liidule juuni 22. päeval muutis kõike. Lefortovo vangla vangid, sealhulgas Päts, evakueeriti sisemaale ja algasid aastad, mil tema täpne asukoht oli isegi tema perele teadmata. Tema poeg Viktor, kes oli samuti arreteeritud, paigutati teise vangilaagrisse ja isa ja poeg ei kohtunud enam kunagi. Evakueerimise käigus toimus midagi, mida NKVD dokumendid mainivad ainult möödaminnes, kuid mis Pätsi jaoks oli ilmselt äärmiselt oluline. Vangide transportimisel, mis toimus rongidega ja veoautodega läbi sõjast laastatud territooriumi, oli Pätsil võimalus kohtuda teiste Balti riikide endiste liidritega, sealhulgas Läti presidendi Kris Ulmanisega. Need kohtumised, mis toimusid vahipealikute range järelevalve all, kestsid ainult lühikest aega, kuid tunnistajate sõnul vahetasid mehed sõnu, mis näitasid, et nad mõistsid oma olukorra täielikku lootusetust ja samal ajal hoidsid kinni oma veendumustest. Kris Ulmanis suri juba 1942 Turkmenistanis asuvas vangilaagris ja tema saatus oli pikka aega täielikult teadmata. Päts elas kauem, kuid kas see oli õnn või needus, on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Tema ellujäämine tähendas 15 aastat piina, üksindust ja süstemaatilist katsete murda tema vaimuviisidel, mis olid Nõukogude psühhiaatria kõige tumedamate lehekülgede hulgas. 1943. aastal, kui Teine maailmasõda möllas endiselt, tehti Konstantin Pätsi kohta otsus, mis määras tema ülejäänud elusuuna ja mis näitas Nõukogude süsteemi erilist julmust poliitiliste vangide suhtes. Tal diagnoositi ametlikult psühhiaatriline haigus, kuigi ükski sõltumatu arst polnud teda läbi vaadanud ja ta paigutati Kalinini oblasti psühhiaatriahaigla erikorpusesse, mis oli mõeldud just sellistele poliitiliselt tundlikele patsientidele. See diagnoos, mis Pätsi toimikus kandis koodi, mida kasutati ainult kõige ohtlikumate juhtumite puhul, oli Nõukogude süsteemis tavaline vahend, millega vaigistada poliitilisi vastaseid.
Kui inimene tunnistati hulluks, ei pidanud teda enam avalikult kohtu alla andma, tema tunnistusi ei saanud keegi usaldada ja tema kinnihoidmine psühhiaatriaasutuses oli justkui meditsiiniline, mitte poliitiline otsus. Päts ise mõistis seda manipulatsiooni täielikult ja tema kirjad, mida ta esimestel aastatel haiglas veel kirjutada sai, näitavad seda teravalt. Kas te teate, mida Päts oma esimeses kirjas haiglast kirjutas? See kiri, mis oli adresseeritud MKD juhtkonnale ja mis säilis tema toimikus, oli täis viisakaid, kuid teravaid proteste tema kohtlemise vastu. Ta kirjutas, et ta on täie mõistuse juures, et ta mõistab täielikult oma olukorda ja et ta nõuab kohtumist sõltumatu arstiga, kes saaks kinnitada tema vaimset tervist. Loomulikult jäi see kiri vastuseta, sest nõukogude süsteem ei pidanudki vastama ja Päts jäi oma palatisse, kus teda ümbritsesid inimesed, kellest mõned olid tõepoolest vaimuhaigused, teised aga olid tema sarnased poliitilised vangid, kes olid samuti hulludeks tunnistatud. Puratševo psühhiaatriahaigla, kuhu Päts lõpuks paigutati ja kus ta oma ülejäänud päevad veetis, asus Kalinini oblastis, praeguses Tveri oblastis, umbes 200 kilomeetrit Moskvast loodes. See haigla oli rajatud juba tsaaride ajal ja oli nõukogude perioodil saanud üheks peamiseks asutuseks, kus hoiti poliitilisi vange, keda peeti liiga olulisteks, et neid tavalistes vangilaagrites hoida, kuid liiga ohtlikeks, et neid vabaks lasta. Haigla territoorium oli piiratud kõrge aia ja valvekordadega ning patsiendid, kui neid nii võib nimetada, elasid režiimis, mis oli rangem kui paljudes vanglates. Pätsi elutingimused Puratševos on rekonstrueeritud mitme tunnistaja ütluste põhjal, kes töötasid seal samal ajal kas meditsiinipersonali või valvuritena. Tema palat oli 1- või 2-kohaline, sõltuvalt perioodist, ja seal oli voodi, väike laud ja tool, mille jalad olid põrandalaudadesse naelutatud, et seda ei saaks kasutada relvana. Aknad olid trellitatud ja avamatud, valgus tuli laest rippuvast lambist, mida kontrolliti koridorist, ja uks oli alati lukus, välja arvatud söögiaegadel ja arstivisiitidel. Tema päevarežiim oli karmilt reglementeeritud, nagu kõigil teistel patsientidel, ja see sisaldas äratust kell 7 hommikul, hommikusööki kell 8, ravimite võtmist kell 9, jalutust hoovis kell 10, kui ilm lubas, lõunasööki kell 12, puhkeaega kell 1–3, õhtusööki kell 6 ja öörahu kell 9. Selle graafiku sees oli vähe ruumi isiklikuks tegevuseks, kuigi Pätsile lubati algul kirjutada ja lugeda, kuid hiljem võeti need õigused osaliselt ära. Mida ta luges nendel aastatel, kui tal veel lubati raamatuid saada? Haigla arhiivi sissekanded, mis säilisid osaliselt, näitavad, et ta tellis peamiselt ajalookirjandust, eriti teoseid, mis käsitlesid Euroopa ajalugu ja rahvusvahelisi suhteid, ning ta keeldus lugemast Nõukogude propagandaliteratuuri, mida talle pidevalt pakuti. See keeldumine märgiti tema toimikusse kui tõend tema jätkuvast vaenulikkusest Nõukogude süsteemi vastu ja see tõend kasutati tema vastu, kui otsustati tema režiimi karmistamise üle. Aastad möödusid Puratševos aeglaselt ja raskelt ning Konstantin Pätsi tervis halvenes järk-järgult. Ta saabus haiglasse 69-aastasena ja elas seal kuni oma 71 aasta vanuseni ning need aastad jätsid temasse sügava jälje. Tema silmanägemine nõrgenes, tema liigutused muutusid aeglasemaks ja tema energia, mis oli kunagi paistnud ammendamatuna, hakkas lõpuks otsa saama. Kuid kas te teate, mis hoidis teda nendel aastatel elus ja mõistuse juures? Tunnistajate sõnul oli selleks tema mälestused Eestist, tema mõtted perekonnast, keda ta enam kunagi ei näinud, ja tema usk, et ükskord, ehk mitte tema eluajal, kuid kunagi kindlasti, saab Eesti taas vabaks. See usk ei jätnud teda ka siis, kui kõik muu näis lootusetu olevat, ja see tegi temast Nõukogude süsteemi jaoks eriti keerulise juhtumi. Nõukogude psühhiaatria kasutas poliitiliste vangide puhul meetodeid, mis pidid murda nende vaimu ja sundima neid tunnistama oma süüd ning ülistama süsteemi, mis neid vangistas. Need meetodid sisaldasid isolatsiooni, ravimeid, mille tegelik eesmärk oli kontroll, mitte ravi, ja pidevat psühholoogilist survet, mis pidi veenma patsienti, et tema endised uskumused olid hulluse sümptomid. Pätsi puhul kasutati kõiki neid meetodeid, kuid ta keeldus allumast, ja see vastupanu on tema loo kõige märkimisväärsem osa. Tema toimikus on kirjas mitmed vestlused haiglaarstidega, kes püüdsid teda veenda tunnistama, et tema presidendiaeg oli olnud viga, et Eesti iseseisvus oli olnud ajalooline anomaalia ja et Nõukogude võim oli toonud Eesti rahvale õnnistuse. Päts keeldus neid väiteid kinnitamast, kasutades keelt, mis oli viisakas, kuid ei jätnud kahtlust tema tegelikesse veendumustesse.
Ta ütles arstidele, et ta austab nende kutseoskusi, kuid et poliitilistes küsimustes jääb ta oma seisukohtade juurde, sest need ei ole haiguse sümptomid, vaid tema elukogemuse ja hariduse tulemus. Need vestlused, mis on protokollitud haigla dokumentides, näitavad meest, kes oli kaotanud kõik välise võimu ja positsiooni, kuid kes säilitas oma sisemise tugevuse. Tema sõnad olid hoolikalt valitud, vältides otsest konfrontatsiooni, kuid mitte kunagi nõustudes valega. See tasakaal nõudis äärmist enesedistsipliini ja oli märk sellest, et tema intellekt jäi teravaks ka siis, kui tema keha nõrgenes. Konstantin Pätsi suhtlus välismaailmaga oli Puratševos äärmiselt piiratud, kuid mitte täielikult olematu. Tal lubati vahel kirju saada ja saata, kuigi need läbisid ranget tsensuuri ja paljud neist ei jõudnud kunagi kohale. Tema pereliikmed, need, kes olid vangistusest pääsenud ja välismaale jõudnud, püüdsid temaga ühendust saada, kuid nende katsed takistati süstemaatiliselt. Tema poeg Viktor, kes oli isa arreteerimise ajal samuti kinni peetud, vabanes vangilaagrist 1955 aasta enne oma isa lahkumist ja tal lubati saata üks kiri Puratševosse. See kiri, mille sisu on osaliselt teada haigla arhiividest, jõudis kohale ja Pätsile anti see lugeda, kuid vastata tal ei lubatud. Kas te kujutate ette, mida tähendas isa jaoks lugeda poja sõnu pärast 15 aastat, teadmata, kas ta on elus, ja siis mitte saada vastata? See episood on üks paljudest, mis näitab Nõukogude süsteemi erilist julmust, mis ei piirdunud füüsilise karistusega, vaid sisaldas ka teadlikku psühholoogilist piina. 1955 aastal, aasta enne Pätsi lahkumist, toimus midagi, mis andis talle esimest korda lootust, kuigi see osutus hiljem petlikuks. Nikita Hruštšov oli saanud Nõukogude Liidu juhiks ja algatanud süsteemi osalise reformimise, mis tõi kaasa mõnede poliitiliste vangide vabastamise. Pätsi toimik võeti samuti ülevaatamisele ja mõned haigla töötajad uskusid, et ta võidakse vabastada. Kuid see ei juhtunud, sest Pätsi juhtum oli Nõukogude süsteemi jaoks liiga tundlik. Ta oli Eesti esimene president, mees, kelle vabastamine oleks olnud sümboolne tunnistus, et Eesti okupeerimine oli olnud ebaseaduslik. Sellist signaali ei saanud Moskva anda, isegi mitte osaliste reformide ajastul, ja nii jäi Päts Puratševosse, kus tema tervis jätkas halvenemist. Tema viimased kuud on dokumenteeritud haigla meditsiinilistes märkmetes, mis näitavad järk-järgulist nõrgenemist. Tema süda oli nõrgenenud, tema hingamine muutus raskemaks ja ta veetis üha rohkem aega voodis, suutmata enam jalutuskäikudel osaleda. Arstid märkisid tema seisundi halvenemist professionaalselt, kuid ilma erilise mureta, sest ta oli nende jaoks lihtsalt üks patsient paljude seas. Jaanuarikuus 1956, täpsemalt 18. jaanuaril, lõppes Konstantin Pätsi teekond Puratševo psühhiaatriahaiglas. Tema lahkumine registreeriti haigla dokumentides kui loomulik ja tema surnukeha maeti haigla lähedale kalmistule, ilma igasuguse tseremoonia või märgistuseta. Tema pere ei saanud teada tema lahkumisest veel mitme kuu jooksul ja neil ei lubatud tema hauapaika külastada. See oli lõpp mehele, kes oli olnud Eesti Vabariigi esimene president, riigi rajaja ja juht läbi keeruliste aegade. Kuid see ei olnud lõpp tema loole, sest tema mälestus jäi elama Eesti rahva südametes, isegi neil aastakümnetel, mil tema nime ei tohtinud avalikult mainida. Ja ükskord, nagu ta oli uskunud, sai Eesti taas vabaks ja tema põrmud toodi tagasi kodumaale. Kuid enne kui jõuame selle lõpliku peatükini, peame mõistma palju rohkem sellest, mida Konstantin Päts oma vangistuses koges ja mida ta ütles inimestele, kes teda ümbritsesid. Sest tema sõnad, mis on jõudnud meieni läbi tunnistajate ja dokumentide, räägivad lugu, mis on palju keerulisem ja sügavam, kui ametlikud aruanded kunagi näitasid. Mida ta tegelikult rääkis oma viimastel aastatel? Ja miks püüdis Nõukogude süsteem nii meeleheitlikult tema sõnu maha vaikida? Need küsimused viivad meid tagasi Puratševo haigla koridoridesse ja palatitotsesse, kus üks vana mees veetis oma viimaseid aastaid, kaugel kõigest, mida ta oli armastanud, kuid kandes endas mälestusi ja veendumusi, mida keegi ei suutnud temalt röövida. Tema lugu on ühtaegu individuaalne tragöödia ja terve rahva saatuse sümbol ja selle mõistmine nõuab, et sukeldume sügavamale tema viimaste aastate pimedusse. Konstantin Pätsi elu enne vangistust oli olnud täis saavutusi, mis oleksid võinud täita mitme mehe eluloo. Ta oli sündinud 1874. aastal talupoja pojana, ajal, mil Eesti oli veel Vene tsaaririigi osa ja Eesti rahvas oli valdavalt harimatu ja vaene.
tema tõus sellest tagasihoidlikust algusest riigi presidendiks oli märkimisväärne lugu eneseteostusest ja võitlusest, mis aitas kujundada mitte ainult teda ennast, vaid tervet Eesti riiklust. Tema noorusaastaid Pärnu kandis iseloomustas juba varakult teravnev poliitiline teadlikkus ja rahvuslik tunne, mis ajendas teda õppima ja tõusma ühiskondlikul redelil ajal, mil see polnud Eesti soost noorele meestele lihtne. Ta lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja alustas karjääri juristina, kuid tema tõeline kutsumus oli poliitikas ja ta leidis end peagi Eesti rahvusliku liikumise keskel. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses oli Eesti poliitika riskantne tegevus, mis võis viia vanglasse või asumisele ja Päts koges mõlemat. Ta osales 1905 revolutsioonis ja pidi seejärel põgenema välismaale, kus ta veetis aastaid paguluses, õppides ja luues sidemeid, mis tulid hiljem kasuks. See kogemus kujundas tema arusaama võimust ja selle ohtudest ja see andis talle perspektiivi, mida vähestel tema kaasaegsetest oli. 1917 ja 18 olid aastad, mil Konstantin Pätsi nimi sai lahutamatuks osaks Eesti riigi sünnist. Ta oli üks Eesti iseseisvusdeklaratsiooni allkirjastajaid, ta oli ajutise valitsuse peaminister ja ta oli mees, kes pidi navigeerima läbi kaootiliste aegade, mil Eesti olemasolu ise oli küsimuse all. Saksa okupatsioon, vabadussõda, sisemised võimuvõitlused, kõik need katsumused nõudsid juhti, kes suutis teha raskeid otsuseid ja Päts oli see mees. Kuid tema karjääril olid ka varjuküljed, mida ajaloolased on arutanud ja mis muutusid Nõukogude propagandas tema vastu kasutatud süüdistuste aluseks. 1934. teostas ta riigipöörde, mis lõpetas Eesti parlamentaarse demokraatia ja kehtestas autoritaarse režiimi, mida ta ise nimetas vaikivaks ajastuks. See samm, mille ta põhjendas vajadusega kaitsta riiki ekstremismi eest, on jäänud vastuoluliseks küsimuseks Eesti ajaloos ja see andis Nõukogude propagandale materjali, mida kasutati tema halvustamiseks. Kas see riigipööre oli vajalik kurjus, mis päästis Eesti hullemast saatusest, või oli see demokraatia reetmine, mis nõrgestas riiki just siis, kui see oleks vajanud ühtsust? See küsimus on vaevnud ajaloolasi aastakümneid ja Päts ise pidi sellele vastama oma ülekuulamistel inkavad kätes. Tema vastused, mis on protokollitud ja säilinud, näitavad meest, kes uskus oma otsuste õigsusse, isegi kui ta mõistis nende vastuolulisust. Tema viimased vabad aastad, 1934–1940, olid täis katseid hoida Eestit vabana maailmas, mis muutus üha ohtlikumaks. Ta kohtus Saksamaa, Nõukogude Liidu, Suurbritannia ja Prantsusmaa esindajatega, püüdes leida tasakaalu, mis oleks kaitsnud väikeriigi iseseisvust suurriikide võimumängudes. See diplomaatiline kõrgjooks ei õnnestunud lõpuks, kuid mitte tema oskuste puudumise tõttu, vaid seetõttu, et jõud, mille vastu ta võitles, olid lihtsalt liiga suured. Molotov-Ribbentropi pakt 1939 jagas Ida-Euroopa Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel ja Eesti sattus Stalini mõjusfääri. Päts teadis seda pakti olemasolust, kuigi selle täpsed tingimused olid talle teadmata ja ta mõistis, et tema riigipäevad on loetud. Tema käitumine neil viimastel kuudel on olnud kriitika objektiks, sest mõned on väitnud, et ta oleks pidanud kutsuma rahvast vastupanule, samal ajal kui teised usuvad, et vastupanu oleks toonud ainult rohkem verevalamist ilma tulemust muutmata. Need küsimused jäid Pätsi kummitama ka vangistuses, kus ta pidi silmitsi seisma mitte ainult oma vangistajate süüdistustega, vaid ka oma südametunnistusega. Mida ta oleks pidanud teisiti tegema? Kas ta oleks saanud päästa oma riigi? Need mõtted piinasid teda Puratševo palatites, kus tal oli liiga palju aega mõelda ja liiga vähe võimalusi tegutseda. Tunnistajad, kes kohtusid Pätsiga tema vangistusaastatel, kirjeldavad meest, keda need küsimused vaevasid, kuid kes ei lasknud neil end murda. Ta rääkis neile oma elust ja oma otsustest ja ta kaitses oma tegusid väärikusega, mis jättis sügava mulje kõigile, kes teda kuulsid. Tema jutustused Eesti ajaloost, mida ta jagas oma kaaspatsientide ja mõnikord isegi personaliga, olid oma väikeses ringis legend ja need lood kandusid edasi, säilitades tema mälestust ajal, mil ametlik ajalugu püüdis teda unustada. Üks tunnistaja, endine haiglatöötaja, kes rääkis 90. aastatel Eesti ajakirjanikele, kirjeldas Pätsi kui meest, kes oli kaotanud kõik, kuid säilitanud oma väärikuse. Ta olevat öelnud, et Päts ei kurtnud kunagi oma saatust, et ta ei palunud armu ega andestust ja et ta rääkis oma kodumaast armastusega, mis liigutas isegi neid, kes ei teadnud Eestist midagi.
See tunnistus, mis tuli mehelt, kellel polnud põhjust Pätsi kiita või kaitsta, on üks kõige veenvamaid tõendeid sellest, milline inimene ta oli isegi oma kõige raskemates tingimustes. Kuid mida ta täpselt ütles oma viimastel aastatel? Milliseid saladusi ta avaldas, milliseid hinnanguid ta andis ja millised olid tema viimased sõnad neile, kes teda ümbritsesid? Need küsimused viivad meid järgmisesse peatükki, kus uurime lähemalt tema vestlusi ja mõtteid, mis on jõudnud meieni läbi arhiivide ja tunnistuste ning mis valgustavad selle mehe viimast eluperioodi enneolematu selgusega. Puratševo psühhiaatriahaigla erikorpus, kuhu Konstantin Päts oli paigutatud, erines tavalistes osakondadest mitmel olulisel moel ja need erinevused määrasid tema igapäevase elu viimase tosina aasta jooksul. Erikorpuses hoiti patsiente, keda peeti kas eriti ohtlikeks endale või teistele, või kes olid, nagu Pätsi puhul, poliitiliselt tundlikud isikud, kelle kohtlemist jälgiti Moskvast kõrgemal tasandil. See tähendas, et iga otsus tema kohta, alates sellest, mida ta tohtis lugeda, kuni selleni, kellega ta tohtis kohtuda, läbis bürokraatlikku ahelat, mis ulatus haigla direktori kabinetist julgeolekuorganite kabinettideni. Erikorpuse personal oli hoolikalt valitud ja kontrollitud ning paljud töötajad olid samal ajal haigla töötajad ja julgeolekuorganite informaatorid. Nad pidid raporteerima kõike, mida patsiendid ütlesid või tegid, eriti kui see puudutas poliitilisi teemasid, ja need raportid saadeti regulaarselt Moskvasse, kus neid analüüsiti ja arhiveeriti. Pätsi toimik, mis selle süsteemi tulemusena kasvas aasta-aastalt, sisaldas sadu lehekülgi selliseid raporteid ja need dokumendid on tänapäeval üks peamisi allikaid tema viimaste aastate mõistmiseks. Üks neist raportitest, mis pärineb 1952. aastast, kirjeldab vestlust Pätsi ja ühe arsti vahel, mis toimus tema palatis ja mis puudutas Eesti ajalugu. Raport märgib, et Päts rääkis arsti küsimustele vastates Eesti iseseisvumisest ja oma rollist selles protsessis ning et ta väljendas veendumust, et Eesti iseseisvus ei olnud ajalooline viga, vaid loomulik ja õigustatud areng. Arst, kes oli ilmselt saanud juhised Pätsi poliitilisi seisukohti uurida, esitas vastuväiteid, viidates Nõukogude ajalookäsitlusele, kuid Päts jäi oma seisukohtade juurde. See vestlus on märkimisväärne mitmel põhjusel, kuid eriti sellepärast, et see näitab Pätsi intellektuaalset vastupanu isegi pärast 10 aastat vangistuses. Ta ei kartnud väljendada oma veendumusi, kuigi ta teadis, et tema sõnu registreeritakse ja kasutatakse tema vastu. See julgus, mis võis paista rumalusena välise vaatleja silmis, oli tegelikult teadlik valik, millega ta säilitas oma identiteedi ja väärikuse. Teised raportid kirjeldavad tema igapäevast käitumist, mis oli valdavalt rahulik ja rutiinne. Ta ärkas iga hommik samal ajal, sõi oma toiduportsjonit ilma kaebamata ja veetis suurema osa päevast lugedes või mõteldes. Ta suhtles teiste patsientidega viisakalt, kuid hoidis teatud distantsi ja ta keeldus osalemast haigla korraldatud tegevustes, mida ta pidas enda jaoks ebasobivaks. See käitumine märgiti tema toimikus kui märk tema jätkuvast mässumeelsusest, kuigi objektiivsele vaatlejale näiks see pigem väärikuse säilitamisena. Tema terviseprobleemid hakkasid ilmnema järjest selgemalt 1950. aastatel ja meditsiinilised sissekanded tema toimikus muutuvad sel perioodil sagedamaks ja detailsemaks. Tal diagnoositi südamehaigus, mis oli arvatavasti seotud tema vanuse ja stressirohke eluga, ning talle määrati ravimeid, mille tegelik koostis ja mõju on tänapäeval võimatu täpselt kindlaks teha. Nõukogude psühhiaatrias kasutati sageli ravimeid, mille eesmärk ei olnud patsienti aidata, vaid teda kontrollida, ja on põhjust arvata, et ka Pätsi puhul kasutati selliseid vahendeid. Kuid tema vaim jäi teravaks isegi siis, kui tema keha nõrgenes, ja tunnistajad kirjeldavad, kuidas ta jätkas vestlusi ja arutlusi peaaegu kuni oma elu lõpuni. Ta rääkis neile Eestist, selle ajaloost ja kultuurist ja ta kirjeldas kohti ja inimesi, keda ta polnud näinud juba 15 aastat. Need jutustused olid tema viis hoida sidet kodumaaga, millest ta oli vägivaldselt eraldatud, ja need jätsid sügava mulje kõigile, kes neid kuulsid. Üks tema kaaspatsientidest, Poola intellektuaal, kes oli samuti poliitiliste süüdistuste alusel hullumajja paigutatud, kirjeldas hiljem oma memuaarides Pätsi kui väärikat ja haritud meest, kes ei lasknud oma olukorral end määratleda. Ta olevat öelnud, et Päts oli üks väheseid inimesi, kes suutis haiglas säilitada oma sisemise vabaduse ja et tema eeskuju andis jõudu ka teistele. Need tunnistused, mis on jõudnud meieni läbi aastakümnete, loovad pildi mehest, kes oli märksa suurem kui tema vangistajad ja kes suutis säilitada oma väärikuse isegi kõige raskemates tingimustes.
Kuid need jätavad ka palju küsimusi vastamata, sest me teame, et palju sellest, mida Päts ütles ja mõtles, jäi dokumenteerimata või hävis koos arhiividega, mis lagunesid Nõukogude süsteemi kokkuvarisemisega. Mida me aga teame kindlalt, on see, et Konstantin Päts ei murdunud ja et ta jäi oma riigi ja rahvapatrioodiks kuni oma elu lõpuni. Tema vastupanu ei olnud dramaatiline ega kangelaslik selles mõttes, nagu seda kujutatakse filmides, kuid see oli ehk veelgi märkimisväärsem, sest see oli igapäevane, järjepidev ja lootusetu. Ta teadis, et ta ei pääse kunagi vabadusse, ta teadis, et ta ei näe kunagi oma kodumaad ja ometi keeldus ta alistumast. See vastupanu, mis võib paista väikese asjana suure ajaloo kontekstis, oli tegelikult äärmiselt oluline, sest see hoidis elus vaimu, mis kandus edasi teiste kaudu. Inimesed, kes kohtusid Pätsiga Puratševos, võtsid endaga kaasa tema lood ja tema eeskuju ja need levisid ringidesse, kuhu Nõukogude võim ei ulatunud. Tema mälestus jäi elama, isegi kui tema nimi oli keelatud. Ja just see mälestus muutus oluliseks aastakümneid hiljem, kui Eesti taas vabaks sai ja tema põrmud toodi tagasi kodumaale. Kuid see on lugu, mis tuleb hiljem, sest praegu oleme alles tema viimastes aastates, kus ta istus oma palatis ja ootas lõppu, mis pidi varem või hiljem tulema. Mida ta mõtles nendel viimastel kuudel? Milliseid mälestusi ta meenutas, milliseid kahetsusi ta kandis ja milliseid lootusi ta ikkagi hoidis? Need küsimused, millele meil pole lõplikke vastuseid, on tema loo kõige inimlikum osa, sest need puudutavad mitte ainult ajaloolist tegelast, vaid inimest, kes seisis silmitsi oma surelikkusega kaugel kõigest, mida ta oli armastanud. Konstantin Pätsi viimased kuud Puratševos olid täidetud vaikuse ja mälestustega, mis tulid talle üha sagedamini unenägudes ja ärkveloleku hetkedel, segades omavahel mineviku ja oleviku viisil, mis tegi tema hooldajatele muret, kuid mis tema enda jaoks oli ehk ainus viis taluda reaalsust, mis teda ümbritses. Ta rääkis vahel oma palatikaaslastele Tallinna tänavatel õhnast pärast vihmasadu, Kadrioru pargi puudest, mis sügisel kollaseks värvusid, ja merekohinast Pirita rannas, kus ta oli kunagi jalutanud oma perega aegadel, mis tundusid nüüd nii kaugel, et need võisid sama hästi olla kellegi teise elust. Haigla personal märkis tema toimikusse, et patsient muutus viimastel kuudel üha introvertsemaks ja veetis pikki tunde voodis lamades, silmad laes või aknal, ilma et ta oleks reageerinud ümbritsevale. Kuid need, kes teda lähemalt tundsid, teadsid, et see polnud apaatia ega meeleheide, vaid pigem sissepoole pöördumine, kus ta elas oma mälestustes intensiivsemalt, kui ta oli elanud oma füüsilises reaalsuses juba aastaid. Ta oli leidnud viisi põgeneda oma vangistusest ilma oma palatist lahkumata ja see vaimne vabadus oli midagi, mida tema vangistajad ei suutnud temalt kunagi võtta. Üks viimaste kuude episoodidest, mis on jäänud tunnistajate mälestustesse ja mis hiljem jõudis Eesti ajaloolasteni, puudutas tema vestlust ühe noore meditsiiniõega, kes oli alles hiljuti haiglas tööle asunud ja kes ei teadnud algul, kes see vana mees tegelikult oli. Õde, kelle nimi on jäänud ajalukku ainult initsiaalidega, küsis Pätsilt ühel õhtul, kui ta tõi talle ravimeid, kust ta pärit on ja miks ta siin viibib. Päts vaatas teda pikalt, nagu kaaludes, kas vastata ausalt või mitte, ja siis ütles vaikselt, et ta on pärit väikesest riigist Läänemere ääres, riigist, mis oli kunagi vaba ja mis saab ükskord jälle vabaks olema. See vastus, mis oli ühtaegu lihtne ja sügav, jättis noorele õele mulje, mida ta mäletas aastakümneid hiljem, kui ta rääkis sellest Eesti ajakirjanikele pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Ta olevat öelnud, et selles vanas mehes oli midagi, mis erines kõigist teistest patsientidest, mingi sisemine rahu ja väärikus, mis ei sobinud kokku tema olukorraga, ja et tema sõnad Eesti vabadusest kõlasid mitte kui hulluunistused, vaid kui prohvetlik veendumus. Kas Päts teadis, et ta räägib tulevikust, mis tegelikult saabub? Kas ta nägi ette, et 35 aastat pärast tema lahkumist seisavad eestlased taas vabade inimestena oma maal? Me ei saa seda kunagi kindlalt teada, kuid tema sõnad ja tema käitumine viitavad sellele, et ta uskus seda sügavalt, isegi kui tal polnud mingit ratsionaalset põhjust selliseks usuks. See usk oli tema viimane vastupanu, tema viimane kingitus oma rahvale, ja see kandus edasi läbi inimeste, kes teda kohtasid. 1956. aasta jaanuar tõi Puratševosse külma, mis tungis läbi haigla vanade seinte ja tegi palatid niiskeks ja jahedaks, hoolimata ahjudest, mida personal püüdis köetuna hoida. Päts, kelle tervis oli juba kuude kaupa halvenenud, tundis külma eriti teravalt ja ta veetis üha rohkem aega teki all, püüdes sooja hoida kehas, mis ei suutnud enam ise piisavalt soojust toota.
Tema viimased päevad on dokumenteeritud haigla meditsiinilistes märkmetes lakoonilistel ja kliinilistel sõnadel, mis ei anna edasi selle mehe elu täit tähendust ega tema kannatuste sügavust. Märkmed räägivad südametegevuse nõrgenemisest, hingamisraskustest ja üldisest kehalise seisundi halvenemisest, kuid need ei räägi sellest, mida ta mõtles või tundis, ega sellest, milliseid sõnu ta ütles neile, kes tema voodi ääres istusid. Tunnistajate mälestused täiendavad neid kuivi meditsiinilisi fakte inimlike detailidega, mis muudavad tema viimased päevad elavamaks ja liigutavamaks. Üks haiglatöötaja, kes oli Pätsi hooldanud mitu aastat ja kes oli temaga loonud teatud usaldussuhte, kirjeldas hiljem, kuidas ta istus tema voodi ääres viimastel päevadel ja kuulas tema sosistusi, mis olid vahel selged ja vahel segased, kuid mis rääkisid alati samadest teemadest, Eestist, perekonnast ja lootusest. Päts olevat küsinud temalt, kas kevad on juba tulemas, kuigi väljas oli alles jaanuari keskpaik ja lumi kattis maad paksult. Kui töötaja vastas, et kevadeni on veel kaugel, olevat Päts naeratanud ja öelnud, et kevad tuleb alati, isegi kui talv tundub igavene, ja et tema kodumaal on kevaded eriti ilusad, kui lumi sulab ja esimesed lilled tõusevad läbi külmunud maa. Need sõnad, mis võisid paista segaduse märgina, olid tegelikult ehk tema viis öelda midagi sügavamat, midagi, mis puudutas mitte ainult aastaaegu, vaid ka ajalugu ja lootust. 18. jaanuari hommikul 1956, kui haigla personal alustas oma tavalist hommikust ringi, leidsid nad Konstantin Pätsi oma voodist rahulikult puhkamas, tema nägu oli rahu ja tema käed olid asetatud rinnale, nagu oleks ta uinunud sügavasse unne, millest ta ei ärkagi. Arst, kes kutsuti kohale, kinnitas, et tema süda oli lakanud löömast öösel, arvatavasti varahommikul, ja et tema lahkumine oli olnud rahulik, ilma nähtava kannatuseta. See oli lõpp mehele, kes oli elanud 71 aastat, kellest 15 oli ta veetnud vangistuses, kaugel kõigest, mida ta oli armastanud ja mille nimel ta oli võidelnud. Tema keha maeti haigla lähedale asuvale kalmistule, ilma igasuguse tseremoonia või märgistuseta, lihtsalt ühe patsiendina paljude seas, kelle nimed ja lood olid mõeldud unustusse vajuma. Kuid kas te teate, mis juhtus tema hauaga järgnevatel aastakümnetel? See küsimus viib meid loo järgmisesse peatükki, mis räägib sellest, kuidas ühe mehe mälestus jäi elama isegi siis, kui tema keha oli mullas ja tema nimi keelatud, ning kuidas see mälestus lõpuks triumfeeris nende üle, kes olid püüdnud teda hävitada. Nõukogude võimud olid veendunud, et Konstantin Pätsi matmisega märkimata hauda on nad lõpetanud tema loo ja kustutanud tema mälestuse ajaloost, kuid nad eksisid sügavalt, sest mälestus ei allu samadele seadustele nagu füüsiline maailm. Ja mõned lood on liiga võimsad, et neid saaks maha matta koos nende kandjatega. Pätsi lugu jätkas elamist mitmel viisil ja mitmes kohas, kandudes edasi läbi inimeste, kes teda olid tundnud, läbi dokumentide, mis olid pääsenud hävitamisest, ja läbi kollektiivse mälu, mis keeldus unustamast. Eesti pagulaskonnas, mis oli pärast teist maailmasõda laiali pillutatud üle maailma, Rootsist Kanadani ja Austraaliast Ameerika Ühendriikideni, säilis Pätsi mälestus elavana, kuigi see oli segatud vastuoluliste tunnetega tema viimaste vabade aastate otsuste suhtes. Mõned pidasid teda kangelaseks, kes oli teinud kõik võimalikku oma riigi päästmiseks, teised aga süüdistasid teda demokraatia hävitamises ja riigi nõrgestamises just siis, kui see oleks vajanud ühtsust. Need vaidlused, mis käisid pagulaslehtedes ja kogunemistel, hoidsid tema nime elus, isegi kui need ei jõudnud konsensuseni tema pärandist. Kuid kõige olulisem oli see, mis toimus Eestis endas, kus Pätsi nimi oli ametlikult keelatud ja tema mälestus püüti kustutada kooliõpikutest ja avalikust diskursusest. Nõukogude propaganda kujutas teda fašistliku diktatuurina, kes oli rõhunud Eesti töölisklassi ja kes oli saanud oma õiglase karistuse, kuid see narratiiv ei veennud kõiki, eriti mitte neid, kes mäletasid teistsugust Eestit ja teistsugust Pätsi. Vanema põlvkonna eestlased, kes olid elanud Eesti Vabariigis ja kes mäletasid Pätsi presidendina, kandsid tema mälestust edasi oma lastele ja lastelastele, rääkides neile lugusid ajast, mil Eesti oli vaba ja mil nende riigil oli oma president, kes esindas neid maailmas. Need lood, mida räägiti köökides ja magamistubades, kaugel Nõukogude võimude kõrvadest, olid omamoodi vastupanu liikumine, mis hoidis elus mitte ainult Pätsi mälestust, vaid tervet ideed Eesti iseseisvusest. Mõned julgemad inimesed läksid veelgi kaugemale, püüdes leida Pätsi hauda ja austada tema mälestust viisil, mis oli Nõukogude seaduste järgi keelatud ja karistatav.
Need katsed olid haruldased ja ohtlikud, sest Puratševo haigla ja selle kalmistu olid endiselt range valve all ja igaüks, kes sinna ilma loata läks, riskeeris arreteerimise ja süüdistusega nõukogudevastases tegevuses. Kuid mõned siiski proovisid ja nende lood on jõudnud meieni läbi mälestuste ja dokumentide, mis avanesid pärast Eesti taasiseseisvumist. Üks selline lugu räägib Eesti mehest, kes 1970. aastatel töötas Kalinini oblastis ja kes kasutas oma positsiooni, et külastada Puratševo kalmistut ja otsida Pätsi hauda. Ta ei leidnud seda, sest hauad olid märgistamata ja keegi ei teadnud täpselt, kuhu endine president oli maetud, kuid ta tõi sealt kaasa peotäie mulda, mida ta hoidis oma kodus kui reliikviaks, kuni ta sai selle anda Eesti Vabariigi esindajatele pärast taasiseseisvumist. See lugu, mis võib paista väikese ja tähtsusetu asjana suure ajaloo kontekstis, on tegelikult sügavalt liigutav, sest see näitab, kui tugevalt Pätsi mälestus elas edasi isegi kõige raskematel aegadel ja kui palju inimesed olid valmis riskima, et seda mälestust austada. See peotäis mulda, mis võis olla või mitte olla Pätsi hauast, oli sümbol millestki palju suuremast, nimelt rahva keeldumisest unustada oma ajalugu ja oma juhte. 80. aastad tõid muutusi, mis hakkasid tasapisi avama uksi, mis olid olnud suletud aastakümneid ja Pätsi nimi hakkas taas ilmuma avalikku diskursusesse, algul ettevaatlikult ja varjatult, hiljem üha julgemalt. Mihhail Gorbatšovi glasnost ja perestroika lõid tingimused, kus eestlased said hakata rääkima oma ajaloost viisil, mis polnud varem võimalik olnud ja Päts oli üks esimesi nimesid, mis sellest vaikimisest välja tuli. 1988. aastal, kui Eestis toimus laulev revolutsioon ja rahvas hakkas avalikult nõudma iseseisvust, sai Pätsi nimi taas kuuldavaks, seekord mitte sosinal köökides, vaid kõvasti lauluväljakutel ja meeleavaldustel. Inimesed kandsid tema pilte ja skandeerisid tema nime ja see mees, kes oli surnud üksinda ja unustatuna kauges hullumajas, sai taas oma rahva sümboliks. Kuid tema põrmude leidmine ja koju toomine oli protsess, mis võttis veel aastaid ja mis nõudis diplomaatilist pingutust, mida vähesed oleksid osanud ette näha. Nõukogude Liit, kuigi see oli juba lagunemas, ei tahtnud tunnistada, et ta oli vangistanud ja tapnud teise riigi seadusliku presidendi ja Pätsi saatuse ametlik tunnistamine oli poliitiline küsimus, mis ulatus kaugele üle ühe mehe luude. 1991. aastal, kui Eesti oli taas iseseisev ja Nõukogude Liit oli kokku varisenud, algas ametlik otsimine Pätsi säilmete leidmiseks. Eesti valitsus saatis delegatsiooni Venemaale, kus nad kohtusid kohalike võimudega ja külastasid Puratševo kalmistut, mis oli aastakümnete jooksul kasvanud võssa ja mille hauad olid valdavalt märgistamata. Otsimine oli keeruline, sest dokumendid olid puudulikud ja tunnistajaid oli vähe, kuid lõpuks, pärast kuudepikkust tööd, leiti säilmed, mis arvati olevat Konstantin Pätsi omad. Ekspertiis, mis viidi läbi nii Venemaal kui Eestis, kinnitas suure tõenäosusega, et tegemist oli tõepoolest Pätsi säilmetega, kuigi absoluutset kindlust polnud võimalik saavutada, arvestades aja möödumist ja tingimusi, milles säilmed olid olnud. Kuid Eesti valitsus otsustas, et tõenäosus on piisav ja 1992. aastal toodi Konstantin Pätsi põrmud tagasi Eestisse, kus teda ootas riiklik matusetseremoonia ja viimne puhkepaik metsakalmistul Tallinnas. See matusetseremoonia, mis toimus oktoobrikuus 1992, oli üks Eesti taasiseseisvumise kõige emotsionaalsemaid hetki, sest see tähistas mitte ainult ühe mehe kojutulekut, vaid terve ajastu lõppu ja uue algust. Tuhanded inimesed tulid tänavatele, et saata oma esimest presidenti viimsele teekonnale ja paljud neist nutsid mitte ainult Pätsi pärast, vaid kõige pärast, mida tema saatus sümboliseeris. Kuid kas te teate, mida leiti Pätsi toimikust, kui Venemaa arhiivid osaliselt avanesid ja Eesti ajaloolased said ligipääsu dokumentidele, mida oli hoitud salastatuna aastakümneid? Need dokumendid, mis sisaldasid ülekuulamisprotokolle, meditsiinilisi märkmeid ja julgeolekuorganite raporteid, avasid uue vaate Pätsi viimasele eluperioodile ja tõid päevavalgele detaile, mis olid seni teadmata. Üks kõige vapustavamaid avastusi oli see, et Päts oli kirjutanud haiglas mitu kirja, mis olid adresseeritud erinevatele adressaatidele, sealhulgas tema perele, Eesti rahvale ja isegi Nõukogude Liidu juhtkonnale. Need kirjad, millest enamik ei jõudnud kunagi oma adressaatideni, olid konfiskeeritud ja lisatud tema toimikusse, kus nad olid oodanud aastakümneid, enne kui keegi neid taas luges. Kirjad oma perele olid täis armastust ja igatsust ja need näitasid meest, kes polnud kunagi lõpetanud mõtlemist oma lähedastest, isegi kui ta teadis, et ta ei näe neid enam kunagi.
Ta kirjutas oma pojale Viktorile, keda ta polnud näinud alates arreteerimisest, ja ta kirjutas oma teistele pereliikmetele, kes olid laiali pillutatud üle maailma. Need kirjad, mis on nüüd Eesti Riigiarhiivis, on ühed kõige liigutavamad dokumendid Eesti ajaloost. Kiri Eesti rahvale, mida Päts kirjutas 1954. aastal, oli omamoodi testament, milles ta väljendas oma usku Eesti tulevikku ja oma lootust, et ükskord saab tema kodumaa taas vabaks. Ta kirjutas, et ta ei kahetse oma otsuseid, kuigi ta mõistab, et mõned neist olid vastuolulised ja et ta on teinud kõik, mida ta sai oma riigi ja rahva heaks. See kiri, mis jõudis Eesti avalikkuseni alles 90. aastatel, sai üheks olulisemaks dokumendiks tema pärandi mõistmisel. Kuid kõige müstilisem oli kiri, mis oli adresseeritud Nõukogude Liidu juhtkonnale ja milles Päts esitas oma versiooni sündmustest, mis viisid tema arreteerimiseni ja Eesti okupeerimiseni. See kiri, mis oli kirjutatud formaalses ja diplomaatilises keeles, oli ühtaegu protest ja ajaloodokument, milles Päts argumenteeris, et Eesti okupeerimine oli rahvusvahelise õiguse rikkumine ja et tema vangistamine oli ebaseaduslik. Ta teadis, et see kiri ei muuda midagi, kuid ta kirjutas selle siiski, sest ta tahtis, et tema seisukoht oleks dokumenteeritud, isegi kui seda loevad ainult tema vangistajad. Need kirjad koos teiste dokumentidega tema toimikust on andnud ajaloolastele enneolematu võimaluse mõista Pätsi viimaste aastate sisemaailma ja tema mõtteid ajal, mil ta oli kõigest eraldatud. Nad näitavad meest, kes jäi lõpuni oma veendumuste juurde, kes keeldus alistumast ja kes uskus oma rahva tulevikku isegi siis, kui kõik näis lootusetu olevat. Kuid need dokumendid tõstatavad ka küsimusi, millele meil pole vastuseid ja mis jäävad ehk igaveseks vastamata. Mida Päts tegelikult mõtles oma viimastel päevadel? Milliseid mälestusi ta meenutas, milliseid kahetsusi ta kandis ja milliseid lootusi ta hoidis? Need küsimused, mis puudutavad inimese kõige sügavamat sisemaailma, jäävad dokumentide haardeulatusest väljapoole ja me saame neile vastata ainult kujutlusvõime ja empaatia abil. Konstantin Pätsi pärand on tänapäeva Eestis endiselt elav ja vastuoluline teema, mis tekitab arutelusid ja vaidlusi, nagu see on tekitanud juba aastakümneid. Tema monument seisab Tallinna kesklinnas, tema nimi on antud tänavatele ja koolidele ja tema nägu on olnud Eesti rahatähtedel. Kuid samal ajal jätkuvad debatid tema rolli üle Eesti ajaloos, eriti mis puudutab tema 1934. aasta riigipööret ja tema käitumist Eesti iseseisvuse viimastel aastatel. Need debatid on terved ja vajalikud, sest ajalugu ei ole kunagi lihtsate vastustega ja ajaloolised tegelased ei ole kunagi ainult kangelased või kurjategijad. Päts oli keeruline mees keerulisel ajal ja tema otsused, nii head kui halvad, kujundasid Eesti saatust viisil, mille tagajärjed ulatuvad tänasesse päeva. Tema mõistmine nõuab nüansse ja konteksti, mitte lihtsustatud hinnanguid. Kuid üks asi on selge, vaatamata kõigile vaidlustele tema poliitilise pärandi üle, nimelt see, et tema käitumine vangistuses oli väärikas ja julge ja et ta keeldus murdumast isegi kõige raskemates tingimustes. See vastupanu, mis ei toonud talle mingit praktilist kasu ja mis tegi tema elu ainult raskemaks, oli märk iseloomust, mida on raske mitte austada. Tema lugu on ka hoiatus ja meeldetuletus sellest, mida totalitaarsed režiimid on võimelised tegema inimestega, kes seisavad nende teel. Nõukogude Liit, mis esitles end progressiivse ja humanistliku süsteemina, kohtles Pätsi ja tuhandeid teisi viisil, mis oli barbaarne ja ebainimlik, ja see kohtlemine ei olnud erand, vaid reegel. Pätsi saatus oli ühe mehe tragöödia, kuid see oli ka terve ajastu sümbol. Tänapäeval, kui Eesti on taas vaba ja iseseisev, on Pätsi mälestus osa rahvuslikust identiteedist, mis ühendab eestlasi üle maailma. Tema haud metsakalmistul on koht, kuhu inimesed tulevad mälestama mitte ainult teda, vaid kõiki, kes kannatasid Nõukogude okupatsiooni all. Tema nimi on sümbol vastupanust ja lootusest, mis ei kustunud isegi kõige pimedamatel aegadel. Kuid kas me oleme õppinud tema loost kõik, mida on õppida? Kas me mõistame täielikult, mida tähendab kaotada vabadus ja elada režiimi all, mis ei tunnista inimväärikust? Kas me hindame piisavalt seda, mis meil on, ja kas me oleme valmis seda kaitsma? Need küsimused, mida Pätsi lugu tõstatab, on sama aktuaalsed täna, kui nad olid aastakümneid tagasi, ja nende üle mõtlemine on ehk parim viis austada tema mälestust. Konstantin Päts lahkus sellest maailmast 1956. aastal, kaugel oma kodumaast ja üksi, kuid tema vaim jäi elama ja tema lugu jätkub. See lugu räägib mitte ainult ühest mehest, vaid tervest rahvast, kes keeldus alistumast ja kes lõpuks võitis tagasi oma vabaduse.
ja see lugu pole veel lõppenud, sest iga põlvkond peab selle uuesti avastama ja sellest oma järeldused tegema. Mida teie arvate, kas Konstantin Päts oli kangelane või tragöödia ohver, või ehk mõlemad korraga? See küsimus jääb igaühe enda vastata, kuid üks on kindel, tema elu ja tema saatus väärivad mäletamist ja mõtisklemist, sest need räägivad meile midagi olulist inimese võimest säilitada oma väärikus isegi kõige raskemates tingimustes. Arhiivide saladused, mis avanesid pärast Nõukogude Liidu lagunemist, on andnud meile võimaluse mõista Konstantin Pätsi viimaste aastate lugu viisil, mis polnud varem võimalik, kuid needsamad arhiivid on tõstatanud ka uusi küsimusi, millele meil pole veel vastuseid ja mis võivad jääda igaveseks vastamata. Sest iga dokument, mis on säilinud, viitab kümnetele teistele, mis on hävinud, ja iga tunnistus, mis on jõudnud meieni, on vaid fragment palju suuremast loost. Nõukogude julgeolekuorganid olid tuntud oma põhjaliku dokumenteerimise poolest, kuid nad olid sama tuntud oma võime poolest hävitada dokumente, mis võisid saada neile ebamugavaks. Pätsi toimik, mis on praegu osaliselt kättesaadav Eesti ja Venemaa arhiivides, on ilmselt vaid osa sellest, mis kunagi eksisteeris, ja me ei tea, mida sisaldasid need leheküljed, mis põletati või purustati enne, kui keegi sai neid lugeda. Üks küsimus, mis on vaevanud ajaloolasi aastakümneid, puudutab Pätsi tervist ja seda, kas tema diagnoos psühhiaatrilise haiguse kohta oli täielikult väljamõeldud või kas seal oli mingi tõepõhi. Nõukogude psühhiaatria oli kurikuulus oma poliitilise kasutamise poolest, kus terved inimesed tunnistati hulludeks, et neid saaks vangistada ilma avaliku kohtuprotsessita, kuid see ei tähenda, et kõik poliitilised vangid olid täiesti terved. Päts oli oma arreteerimise ajal 66 aastat vana ja ta oli läbi elanud äärmiselt stressirohke elu, mis oleks võinud jätta jälgi tema vaimsele tervisele. Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et tal võis olla kerge depressioon või ärevushäire, mis oleks olnud täiesti mõistetav arvestades tema olukorda, kuid mis Nõukogude süsteemis võimendati ja moonutati, et õigustada tema kinnipidamist psühhiaatriahaiglas. Kuid me ei saa seda kunagi kindlalt teada, sest meditsiinilised dokumendid, mis on säilinud, on kirjutatud Nõukogude arstide poolt, kes töötasid süsteemis, kus poliitiline surve mõjutas meditsiinilisi diagnoose ja kelle objektiivsust on võimatu tagantjärele hinnata. Päts ise väitis lõpuni, et ta on täie mõistuse juures ja tunnistajad, kes teda haiglas kohtasid, kinnitasid, et ta käitus ratsionaalselt ja loogiliselt, kuid see ei tõesta midagi lõplikult, sest isegi vaimuhaigused ei välista alati ratsionaalset käitumist. Teine küsimus, mis jääb vastamata, puudutab Pätsi suhteid teiste vangidega ja seda, mida ta neile rääkis oma elu ja oma otsuste kohta. Me teame, et ta suhtles teiste patsientidega, sealhulgas teiste poliitiliste vangidega, kes olid samuti hulludeks tunnistatud, kuid me teame väga vähe sellest, mida need vestlused sisaldasid. Mõned neist inimestest elasid kauem kui Päts ja võisid kanda endaga mälestusi, mis oleksid olnud hindamatud ajaloolastele, kuid enamik neist suri ilma oma lugusid jagamata. Üks erand on Poola intellektuaal, keda ma mainisin varem ja kes kirjutas oma memuaarides Pätsist, kuid isegi tema mälestused on fragmentaarsed ja keskenduvad pigem üldistele muljetele kui konkreetsetele vestlustele. Ta kirjeldab Pätsi kui väärikat ja haritud meest, kuid ta ei anna edasi, mida Päts talle rääkis Eesti ajaloost, oma presidendiajast või oma mõtetest tuleviku kohta. Need detailid, kui nad üldse eksisteerisid, on kadunud koos inimestega, kes neid teadsid. Kolmas küsimus, mis on ehk kõige raskem, puudutab Pätsi sisemist maailma ja seda, kuidas ta tõeliselt tundis oma viimastel aastatel. Dokumendid ja tunnistused annavad meile pildi mehest, kes säilitas oma väärikuse ja keeldus murdumast, kuid see pilt on paratamatult väline ja ei ütle meile, mida ta tundis oma südames, kui ta oli üksi oma palatis ja keegi ei vaadanud. Kas ta tundis meeleheidet? Kas ta tundis viha nende vastu, kes olid teda vangistanud? Kas ta tundis kahetsust oma otsuste pärast, mis olid viinud tema riigi ja tema enda sellisesse olukorda? Kas ta tundis rahu, teades, et ta oli teinud kõik, mida ta sai? Need küsimused, mis puudutavad inimese kõige sügavamat sisemaailma, jäävad igaveseks vastamata, sest Päts ei jätnud meile päevikut ega pihtimust, mis oleks avanud tema hinge. Me saame ainult spekuleerida, tuginedes sellele, mida me teame tema iseloomust ja tema elust ja lootes, et meie kujutlusvõime viib meid lähedale tõele. Ja ehk on see piisav, sest lõppude lõpuks on iga inimese sisemine maailm müsteerium, mida isegi kõige lähedasemad inimesed ei suuda täielikult mõista ja Pätsi puhul on see müsteerium lihtsalt suurem kui tavaliselt.
Kuid üks asi, mida me saame öelda kindlalt, on see, et Konstantin Pätsi lugu on osa Eesti ajaloost, mis väärib mäletamist ja mõtisklemist, mitte ainult sellepärast, et ta oli president ja riigi rajaja, vaid sellepärast, et tema saatus sümboliseerib terve rahva kannatusi ja vastupanu. Tema elu ja tema surm on meeldetuletus sellest, mida tähendab kaotada vabadus, ja tema mälestus on üleskutse hinnata seda, mis meil on. Ja nii lõpeb see lugu mitte lõpliku vastusega, vaid küsimustega, mis jäävad igaühe enda vastata. Mida tähendas Konstantin Päts Eestile? Mida tähendab tema pärand tänapäeval? Ja mida saame meie õppida tema elust ja tema saatusest? Need küsimused on kutse mõtisklemisele ja nende üle mõtlemine on ehk parim viis austada mehe mälestust, kes ei murdunud isegi siis, kui kõik näis lootusetu olevat. Konstantin Pätsi viimastel eluaastatel Puratševo psühhiaatriahaiglas kujunes välja omapärane rutiin, mis erines tavapatsientide omast mitmel olulisel moel ja mis peegeldas Nõukogude süsteemi ambivalentset suhtumist temasse kui endisesse riigipeasse. Haigla juhtkond sai regulaarselt juhiseid Moskvast, kuidas teda kohelda, ja need juhised olid sageli vastuolulised, nõudes ühelt poolt ranget järelevalvet ja teiselt poolt teatud elementaarset viisakust, mis pidi vältima rahvusvahelist skandaali juhuks, kui tema saatus peaks kunagi avalikuks tulema. See vastuolu väljendus praktilistes detailides, mis määrasid tema igapäevase elu kvaliteedi ja mis eristasid teda teistest patsientidest, kes ei omanud tema ajaloolist tähtsust. Talle lubati näiteks kauem jalutada haigla hoovis kui teistele, kuigi seda privileegi kasutati harva, sest tema tervis ei võimaldanud pikki jalutuskäike ja talle toodi vahel raamatuid, mida teised patsiendid ei saanud tellida, kuigi need raamatud läbisid range tsensuuri enne tema kättejõudmist. Kuid need väikesed privileegid ei muutnud tema olukorra põhiolemust, mis oli vangistus ilma kohtuotsuseta, ilma lootuseta vabanemisele ja ilma võimaluseta suhelda oma lähedastega viisil, mis oleks olnud inimlik ja normaalne. Ta oli endiselt vang, lihtsalt vang, keda koheldi veidi paremini kui teisi, ja see parem kohtlemine oli mõeldud mitte tema heaoluks, vaid süsteemi enda kaitseks. Üks aspekt tema viimastest aastatest, mis on jäänud ajaloolaste tähelepanu alt suuresti välja, puudutab tema suhteid haigla personaliga, eriti nende töötajatega, kes polnud otseselt seotud julgeolekuorganitega ja kes kohtlesid teda lihtsalt kui vana ja haiget meest, kes vajas hoolt. Need suhted, mis arenesid aastate jooksul, olid keerulised ja mitmekihilised, sest personal pidi tasakaalustama oma inimlikke tundeid ametlike juhiste ja ideoloogilise survega. Mõned töötajad, eriti need, kes olid pärit maapiirkondadest ja kellel polnud tugevat ideoloogilist veendumust, hakkasid Pätsi vastu tundma teatud sümpaatiat, mis väljendus väikestes žestides ja tähelepanelikkuses, mida nad ei osutanud teistele patsientidele. Nad tõid talle vahel lisatoitu köögist, nad vahetasid tema voodipesu sagedamini kui ette nähtud ja nad vestlesid temaga viisil, mis ületas ametliku suhtluse piire. Need väikesed lahkused, mis võivad paista tähtsusetutena, olid Pätsi jaoks ilmselt äärmiselt olulised, sest need olid ainsad märgid inimlikust soojusest tema muidu külmas ja vaenulikus keskkonnas. Ta vastas neile oma viisil, olles viisakas ja tänulik, jagades oma teadmisi ja kogemusi nendega, kes olid valmis kuulama, ja säilitades oma väärikuse viisil, mis jättis mulje ka neile, kes olid harjunud nägema patsiente kui alamaid olendeid. Üks selline töötaja, kelle tunnistus jõudis Eesti ajaloolasteni 90ndatel aastatel, kirjeldas episoodi, mis toimus umbes aasta enne Pätsi lahkumist ja mis jäi talle meelde kui näide sellest, milline inimene Päts tegelikult oli. Töötaja oli toonud Pätsile õhtusööki ja märganud, et vana mees vaatas aknast välja, kuigi väljas oli juba pime ja midagi polnud näha peale oma peegelduse klaasis. Töötaja küsis, mida ta vaatab, ja Päts vastas, et ta vaatab tähti, kuigi tähti polnud näha, sest taevas oli pilves. Ta selgitas, et ta teab, et tähed on seal, isegi kui ta neid ei näe, ja et see teadmine on talle lohutuseks, sest samad tähed, mida ta vaatab, paistavad ka tema kodumaa kohal, ja keegi seal võib samal hetkel vaadata sama taevast ja mõelda samadele mõtetele. See vestlus, mis kestis vaid mõne minuti, jättis töötajale sügava mulje, sest see näitas meest, kes oli säilitanud oma poeetilise tundlikkuse ja oma sideme maailmaga, mis asus väljaspool haigla müüre. Päts polnud lihtsalt vang, kes ootas oma päevade lõppu, vaid inimene, kes jätkas elamist oma sisemises maailmas, isegi kui tema väline maailm oli piiratud 4 seinaga. Kas te kujutate ette, mida tähendas sellele mehele vaadata taevast ja teada, et kusagil kaugel, tuhandete kilomeetrite taga, on maa, mida ta armastab ja mida ta ei näe enam kunagi?
See igatsus, mis pidi olema pidev ja valulik, oli samal ajal ka jõuallikas, mis hoidis teda elus ja mõistuse juures, sest see andis tema kannatustele tähenduse ja tema vastupanule eesmärgi. Pätsi viimased kuud olid täidetud mitte ainult füüsilise nõrgenemisega, vaid ka teatud vaimse selginemisega, mis väljendus tema vestlustes ja tema käitumises viisil, mida tunnistajad kirjeldasid kui rahu ja lepitust. Ta näis olevat leppinud oma saatusega, mitte alistumise mõttes, vaid sügavama aktsepteerimise mõttes, mis tuli arusaamisest, et ta on teinud kõik, mida ta sai, ja et ülejäänu pole enam tema kätes. See rahu, mis võis paista kõrvaltvaatajale apaatiana või resignatsioonina, oli tegelikult midagi palju sügavamat ja väärtuslikumat, nimelt sisemise vabaduse saavutamine olukorras, kus väline vabadus oli võimatu. Päts oli leidnud viisi olla vaba oma vangistuses ja see vabadus väljendus tema suhtumises oma olukorda, tema vestlustes teistega ja tema viimases sõnumis maailmale, mis oli lihtsalt see, et ta ei murdunud. 1956. aasta jaanuarikuu tõi Puratševosse mitte ainult külma, vaid ka teatud ärevuse, mis oli seotud poliitiliste muutustega Moskvas ja mis jõudis isegi haigla isoleeritud keskkonda. Nikita Hruštšov oli alustanud oma destaliniseerimiskampaaniat ja kuuldused sellest levisid läbi haigla personali patsientideni, tekitades lootusi ja hirme, mis olid mõlemad põhjendatud. Päts kuulis neid kuuldusi ja reageeris neile viisil, mis näitas, et ta mõistis nende tähendust paremini kui enamik tema ümberolijatest. Ta ütles ühele töötajale, et muutused Moskvas ei tähenda tingimata muutusi tema jaoks, sest tema juhtum on liiga tundlik ja liiga seotud küsimustega, mida uus juhtkond ei taha tõstatada. Ta oli õigus, sest kuigi paljud poliitilised vangid vabastati neil aastatel, jäi tema oma palatisse, oodates lõppu, mis pidi tulema mitte vabaduse, vaid surma näol. Tema viimased päevad on dokumenteeritud haigla meditsiinilistes märkmetes, mis on säilinud ja mis annavad meile kliinilise pildi tema füüsilisest seisundist, kuid mis ei ütle meile midagi tema vaimsest seisundist ega tema viimastest mõtetest. Need märkmed räägivad südamepuudulikkusest, hingamisraskustest ja üldisest nõrkusest, kuid nad ei räägi sellest, mida ta tundis või mõtles, kui ta lamas oma voodis ja ootas lõppu. Tunnistajate mälestused täiendavad neid märkmeid detailidega, mis on inimlikumad ja liigutavamad, kuigi need on paratamatult subjektiivsed ja võivad olla mõjutatud aja möödumisest ja mälumoonutustest. Üks töötaja mäletas, et Päts palus oma viimastel päevadel, et keegi loeks talle ette, sest tema enda silmad olid liiga nõrgad lugemiseks ja et ta tahtis kuulda midagi Eesti ajaloost, ükskõik mida, lihtsalt et kuulda oma kodumaa nime. See palve, mis oli lihtne ja südantlõhestav, jäi täitmata, sest haiglas polnud ühtegi raamatut Eesti ajaloost ja keegi ei teadnud piisavalt, et rääkida talle seda, mida ta tahtis kuulda. Ta suri ilma selle lohutuseta, kuid ehk oli tal oma mälestused, mis olid paremad kui ükski raamat, ja ehk kuulis ta oma sisemises kõrvas hääli ja lugusid, mida keegi teine ei saanud talle anda. 18. jaanuaril 1956, varahommikul, kui haigla oli veel vaikne ja enamik patsiente magas, lakkas Konstantin Pätsi süda löömast ja üks ajastu Eesti ajaloos jõudis oma lõpule. Tema keha leiti hommikuse kontrolli käigus ja arst, kes kutsuti kohale, kinnitas tema lahkumist lakoonilistel sõnadel, mis ei andnud edasi selle hetke ajaloolist tähtsust. Ta oli 71 aastat vana ja ta oli veetnud 15 aastat vangistuses, kaugel kõigest, mida ta oli armastanud ja mille nimel ta oli elanud. Tema elu oli olnud täis saavutusi ja tragöödiaid, võite ja kaotusi, ja see lõppes mitte triumfiga, vaid vaikse lahkumisega kohas, kus teda ei tundnud keegi ja kus tema nimi oli vaid number toimikus. Kuid kas see oli tõesti lõpp? Või oli see hoopis algus millelegi, mida Päts ise oli ette näinud ja millesse ta oli uskunud isegi oma kõige pimedamatel hetkedel? See küsimus viib meid edasi tema pärandi juurde ja selleni, kuidas tema mälestus jäi elama ja kuidas see lõpuks triumfeeris nende üle, kes olid püüdnud teda hävitada. Nõukogude võimud matsid Konstantin Pätsi Puratševo haigla lähedale asuvale kalmistule, märkimata hauda, mis pidi olema tema viimane asupaik igaveseks. Nad olid veendunud, et sellega on nad lõpetanud tema loo ja kustutanud tema mälestuse ajaloost, kuid nad eksisid sügavalt, sest mälestus ei allu samadele seadustele nagu füüsiline maailm ja mõned lood on liiga võimsad, et neid saaks maha matta koos nende kandjatega. Pätsi matmine toimus ilma igasuguse tseremooniata, lihtsalt ühe patsiendi matusena paljude seas ja kohal olid ainult haiglatöötajad, kes täitsid oma ametlikke kohustusi ilma erilise emotsioonita. Keegi ei lugenud palvet, keegi ei öelnud lahkumissõnu ja keegi ei märkinud tema hauda viisil, mis oleks võimaldanud seda hiljem leida.
Ta kadus mulda nagu tuhandeid teisi, kelle ainus kuritegu oli see, et nad olid seisnud Nõukogude võimu teel. Kuid tema mälestus ei kadunud koos tema kehaga, sest see elas edasi inimestes, kes olid teda tundnud, dokumentides, mis olid pääsenud hävitamisest, ja kollektiivses mälus, mis keeldus unustamast. Eesti pagulaskonnas, mis oli laiali pillutatud üle maailma, säilis teadmine Pätsist ja tema saatusest, kuigi täpsed detailid olid sageli teadmata ja kuuldused segunesid faktidega viisil, mis tegi tõe eristamise väljamõeldisest keeruliseks. Pagulaslehed kirjutasid temast aeg-ajalt, meenutades tema rolli Eesti ajaloos ja spekuleerides tema saatuse üle, mis oli enamikule teadmata. Mõned uskusid, et ta on surnud juba ammu, teised lootsid, et ta on veel elus kusagil Nõukogude Liidu avarustes ja kolmandad ei tahtnud üldse mõelda sellele, mis temast oli saanud, sest see oli liiga valus. Kuid kõige olulisem oli see, mis toimus Eestis endas, kus Pätsi nimi oli ametlikult keelatud ja tema mälestus püüti kustutada kooliõpikutest ja avalikust diskursusest. Nõukogude propaganda kujutas teda kodanliku diktatuurina, kes oli rõhunud töölisklassi ja talupoegi ja kes oli saanud oma õiglase karistuse ajaloo käest. See narratiiv, mida korrati koolides ja meedias, pidi veenma uut põlvkonda, et Eesti Vabariik oli olnud viga ja et Nõukogude võim oli toonud vabastuse. Kuid see propaganda ei veennud kõiki, eriti mitte neid, kes mäletasid teistsugust Eestit ja teistsugust Pätsi. Vanema põlvkonna eestlased, kes olid elanud vabas Eestis ja kes mäletasid aega, mil nende riigil oli oma president ja oma lipp, kandsid seda mälestust edasi oma lastele ja lastelastele, rääkides neile lugusid, mida koolides ei õpetatud ja mida ametlik ajalugu püüdis maha vaikida. Need lood, mida räägiti köökides ja magamistubades, kaugel Nõukogude võimude kõrvadest, olid omamoodi vastupanu liikumine, mis hoidis elus mitte ainult Pätsi mälestust, vaid tervet ideed Eesti iseseisvusest. Iga lugu, mida vanaema rääkis oma lapselapsele, iga mälestus, mida jagati usaldusväärse sõbraga, oli samm selle poole, et mälestus ei kustuks ja et tõde jääks elama. Mõned julgemad inimesed läksid veelgi kaugemale, kogudes dokumente ja mälestusi, mis puudutasid Pätsi ja teisi Eesti Vabariigi juhte ja hoides neid peidus kohtades, kus Nõukogude võimud neid ei leiaks. Need kogud, mis olid ohtlikud ja keelatud, said hiljem hindamatuks allikaks ajaloolastele, kes püüdsid rekonstrueerida tõde pärast Eesti taasiseseisvumist. Üks selline koguja, kelle nimi on jäänud ajalukku, oli Eesti haritlane, kes kogus aastakümnete jooksul kõike, mis puudutas Eesti Vabariiki ja selle juhte, sealhulgas Pätsi. Ta hoidis oma kogu peidus oma kodukeldris, riskides arreteerimise ja vangilaagriga, sest ta uskus, et ükskord tuleb aeg, mil seda kogu vajatakse ja mil tõde saab avalikuks. See aeg tuli 90ndatel aastatel, kui Eesti sai taas vabaks ja kui arhiivid hakkasid avanema. Koguja, kes oli siis juba vana mees, andis oma kogu üle Eesti Riigiarhiivile, kus see sai osaks rahvuslikust mälust ja kus see on siiani kättesaadav kõigile, kes tahavad teada tõde Eesti ajaloost. Kuid Pätsi põrmude leidmine ja koju toomine oli protsess, mis võttis veel aastaid ja mis nõudis diplomaatilist pingutust, mida vähesed oleksid osanud ette näha. Venemaa, mis oli Nõukogude Liidu õigusjärglane, ei tahtnud algul tunnistada, et Nõukogude võim oli vangistanud ja hukkanud teise riigi seadusliku presidendi, sest see tunnistus oleks olnud poliitiline probleem, mis ulatus kaugele üle ühe mehe luude. Läbirääkimised kestsid aastaid ja hõlmasid mitmeid tasandeid, alates ajaloolastest ja arhivaaridest kuni diplomaatide ja poliitikuteni. Eesti pool nõudis ligipääsu arhiividele ja õigust otsida Pätsi säilmeid, Venemaa pool tõrkus ja viivitas ja vahepeal möödusid aastad, mil Pätsi haud jäi leidmata ja tema põrmud puhkasid võõral maal. Lõpuks, 1991. aastal, saavutati kokkulepe, mis võimaldas Eesti delegatsioonil külastada Puratševo kalmistut ja otsida Pätsi hauda. See otsimine oli keeruline, sest kalmistu oli aastakümnete jooksul kasvanud võssa, hauad olid märgistamata ja dokumendid, mis oleksid võinud aidata, olid puudulikud või hävinud. Delegatsioon, kuhu kuulusid ajaloolased, kohtuarstid ja diplomaadid, töötas nädalaid, kaevates lahti haudu ja analüüsides säilmeid, püüdes leida neid, mis võiksid kuuluda Konstantin Pätsile. See töö oli füüsiliselt ja emotsionaalselt raske, sest iga haud, mis avati, sisaldas kellegi säilmeid, kellegi, kes oli samuti kannatanud ja surnud kaugel kodust. Lõpuks leiti säilmed, mis vastasid Pätsi kirjeldusele ja mis asusid kohas, kus dokumentide järgi pidi olema tema haud.
Ekspertiis, mis viidi läbi nii Venemaal kui Eestis, kinnitas suure tõenäosusega, et tegemist oli tõepoolest Pätsi säilmetega, kuigi absoluutset kindlust polnud võimalik saavutada, arvestades aja möödumist ja tingimusi, milles säilmed olid olnud. Eesti valitsus otsustas, et tõenäosus on piisav ja 1992. aastal toodi Konstantin Pätsi põrmud tagasi Eestisse, kus teda ootas riiklik matusetseremoonia ja viimne puhkepaik metsakalmistul Tallinnas. See tagasitulek, mis toimus peaaegu 40 aastat pärast tema lahkumist, oli üks Eesti taasiseseisvumise kõige sümboolsemaid hetki. Matusetseremoonia, mis toimus oktoobrikuus 1992, tõi kokku tuhanded inimesed, kes tulid tänavatele, et saata oma esimest presidenti viimsele teekonnale. Paljud neist olid liiga noored, et mäletada Pätsi presidendina, kuid nad teadsid, mida ta sümboliseeris, ja nad tulid mitte ainult tema pärast, vaid kõige pärast, mida tema saatus. Need küsimused, mis puudutavad mälu ja pärandi olemust, on sama aktuaalsed täna, kui nad olid aastakümneid tagasi, ja nende üle mõtlemine on osa sellest, mida tähendab olla eestlane ja mõista oma ajalugu. Konstantin Pätsi pärand tänapäeva Eestis on keeruline ja mitmekihiline, nagu on keeruline ja mitmekihiline tema elu ja tema aeg. Ta oli mees, kes tegi suuri asju ja tegi ka vigu, kes päästis oma riigi ja kes ka piiras selle vabadusi, kes oli kangelane ja kes oli ka tragöödia ohver. Tema mõistmine nõuab nüansse ja konteksti, mitte lihtsustatud hinnanguid, mis teeksid temast kas puhtalt hea või puhtalt halva. Tema monument seisab Tallinna kesklinnas, Toompea lossi lähedal, kus ta kunagi töötas ja kus ta tegi otsuseid, mis kujundasid Eesti saatust. See monument, mis püstitati 1993. aastal, kujutab teda seismas ja vaatamas kaugusesse, nagu vaataks ta tulevikku, mida ta ei näinud, kuid millesse ta uskus. Tema nimi on antud tänavatele ja koolidele üle Eesti ja tema nägu on olnud Eesti rahatähtedel, sümboliseerides riiklust ja iseseisvust, mille nimel ta elas ja kannatas. Need auavaldused, mis oleksid olnud mõeldamatud nõukogude ajal, on märk sellest, kui palju on muutunud ja kui kaugele Eesti on jõudnud pärast taasiseseisvumist. Kuid samal ajal jätkuvad debatid tema rolli üle Eesti ajaloos, eriti mis puudutab tema 1934. aasta riigipööret ja tema käitumist Eesti iseseisvuse viimastel aastatel. Mõned ajaloolased ja avaliku elu tegelased on kritiseerinud teda demokraatia piiramisest ja autoritaarse režiimi kehtestamisest, samal ajal kui teised on kaitsnud tema otsuseid kui vajalikke samme keerulises olukorras. Need debatid on terved ja vajalikud, sest ajalugu ei ole kunagi lihtsate vastustega ja ajaloolised tegelased ei ole kunagi ainult kangelased või kurjategijad. Päts oli keeruline mees keerulisel ajal ja tema otsused, nii head kui halvad, kujundasid Eesti saatust viisil, mille tagajärjed ulatuvad tänasesse päeva. Tema mõistmine nõuab ausust ja avatust, valmisolekut näha nii tema saavutusi kui tema vigu. Kuid üks asi on selge, vaatamata kõigile vaidlustele tema poliitilise pärandi üle, nimelt see, et tema käitumine vangistuses oli väärikas ja julge ja et ta keeldus murdumast isegi kõige raskemates tingimustes. See vastupanu, mis ei toonud talle mingit praktilist kasu ja mis tegi tema elu ainult raskemaks, oli märk iseloomust, mida on raske mitte austada, olenemata sellest, mida arvata tema poliitilistest otsustest. Tema lugu on ka hoiatus ja meeldetuletus sellest, mida totalitaarsed režiimid on võimelised tegema inimestega, kes seisavad nende teel. Nõukogude Liit, mis esitles end progressiivse ja humanistliku süsteemina, kohtles Pätsi ja tuhandeid teisi viisil, mis oli barbaarne ja ebainimlik, ja see kohtlemine ei olnud erand, vaid reegel. Pätsi saatus oli ühe mehe tragöödia, kuid see oli ka terve ajastu sümbol, mis peaks meid hoiatama ja õpetama. Tänapäeval, kui Eesti on taas vaba ja iseseisev, on Pätsi mälestus osa rahvuslikust identiteedist, mis ühendab eestlasi üle maailma. Tema haud metsakalmistul on koht, kuhu inimesed tulevad mälestama mitte ainult teda, vaid kõiki, kes kannatasid Nõukogude okupatsiooni all ja kes ei tulnud kunagi tagasi. Tema nimi on sümbol vastupanust ja lootusest, mis ei kustunud isegi kõige pimedamatel aegadel. Kuid kas me oleme õppinud tema loost kõik, mida on õppida? Kas me mõistame täielikult, mida tähendab kaotada vabadus ja elada režiimi all, mis ei tunnista inimväärikust? Kas me hindame piisavalt seda, mis meil on, ja kas me oleme valmis seda kaitsma, kui see peaks kunagi ohtu sattuma? Need küsimused, mida Pätsi lugu tõstatab, on sama aktuaalsed täna, kui nad olid aastakümneid tagasi. Maailm on muutunud palju pärast Pätsi aega, kuid mõned asjad on jäänud samaks.
Väikeriigid seisavad endiselt silmitsi suurriikide survega, vabadus on endiselt habras ja vajab kaitsmist ja inimesed on endiselt võimelised nii suureks headuseks kui suureks kurjuseks. Pätsi lugu meenutab meile neid tõdesid ja kutsub meid mõtlema, kuidas me tahame elada ja mida me tahame kaitsta. Tema viimased sõnad, kui tal üldse olid viimased sõnad, on meile teadmata, sest keegi ei registreerinud neid ja keegi ei mäleta neid. Kuid ehk polegi need sõnad olulised, sest tema terve elu oli sõnum, mis kõneleb meile siiani. See sõnum räägib vastupanust ja väärikusest, lootusest ja usust ja see sõnum on sama aktuaalne täna, kui see oli tema eluajal. Konstantin Päts lahkus sellest maailmast 1956. aastal, kaugel oma kodumaast ja üksi, kuid tema vaim jäi elama ja tema lugu jätkub. See lugu räägib mitte ainult ühest mehest, vaid tervest rahvast, kes keeldus alistumast ja kes lõpuks võitis tagasi oma vabaduse. Ja see lugu pole veel lõppenud, sest iga põlvkond peab selle uuesti avastama ja sellest oma järeldused tegema. Mida teie arvate, kas Konstantin Päts oli kangelane, kes väärib ausammast, või keeruline ajalooline tegelane, kelle pärandit tuleb hinnata kriitiliselt? See küsimus jääb igaühe enda vastata, kuid üks on kindel, tema elu ja tema saatus väärivad mäletamist ja mõtisklemist, sest need räägivad meile midagi olulist inimese võimest säilitada oma väärikus isegi kõige raskemates tingimustes ja rahva võimest säilitada oma mälestus isegi kõige pimedamatel aegadel. Konstantin Pätsi lugu ei lõppenud tema matustega metsakalmistul, sest pärand, mida üks inimene jätab endast maha, elab edasi viisidel, mida ta ise ei saanud kunagi ette näha ega planeerida. Tema haud, mis asub Tallinna kõige auväärsemas puhkepaigas, on saanud paigaks, kuhu tulevad inimesed mitte ainult Eestist, vaid üle kogu maailma, et mälestada meest, kes sümboliseerib terve rahva saatust ja vastupanu. Iga aasta 24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeval, kogunevad inimesed tema haua juurde, et asetada lilli ja seista vaikuses, mõeldes sellele, mida iseseisvus tähendab ja mida see on maksnud. Need hetked, mis on ühtaegu isiklikud ja kollektiivsed, ühendavad põlvkondi viisil, mis ületab aja ja ruumipiirid, sest mälestus ei tunne neid piire ja armastus kodumaa vastu ei kustu koos nendega, kes seda armastust kandsid. Kuid Pätsi pärand ei seisne ainult mälestustes ja tseremooniate, vaid ka küsimustes, mida tema elu ja saatus tõstatavad ja mis on sama aktuaalsed täna, kui nad olid aastakümneid tagasi. Need küsimused puudutavad võimu olemust ja selle piiranguid, demokraatia haprust ja selle kaitsmise vajadust ning inimese võimet säilitada oma väärikus isegi kõige raskemates tingimustes. Üks neist küsimustest, mis on vaevanud ajaloolasi ja poliitikateadlasi aastakümneid, puudutab Pätsi 1934. aasta riigipööret ja selle tagajärgi Eesti demokraatiale ning riigi võimele seista vastu välisele survele. Kas autoritaarne režiim, mille Päts kehtestas, nõrgestas Eestit just siis, kui see oleks vajanud ühtsust ja tugevust, või oli see vastupidi katse kaitsta riiki sisemise kaose ja ekstremismi eest, mis oleks võinud viia veelgi hullemate tagajärgedeni? Need küsimused ei ole lihtsate vastustega, sest ajalugu ei paku meile kontrollgruppe ega võimalust näha, mis oleks juhtunud, kui otsused oleksid olnud teistsugused. Me teame ainult seda, mis juhtus, ja me saame ainult spekuleerida selle üle, mis oleks võinud juhtuda, kui Päts oleks käitunud teisiti. Kuid see spekulatsioon on oluline, sest see aitab meil mõista minevikku ja õppida sellest tuleviku jaoks. Mõned ajaloolased on argumenteerinud, et Pätsi riigipööre oli viga, mis lõhestas Eesti ühiskonda ja nõrgestas demokraatlikke institutsioone just siis, kui need oleksid olnud kõige vajalikumad. Nad viitavad sellele, et autoritaarne režiim ei suutnud mobiliseerida rahvast vastupanuks nii tõhusalt, kui oleks suutnud demokraatlik valitsus, ja et Pätsi otsused jätsid Eesti ilma liitlastest ja toetusest, mida ta oleks võinud saada, kui ta oleks jäänud demokraatlikuks riigiks. Teised ajaloolased on vastupidisel seisukohal, argumenteerides, et Pätsi riigipööre päästis Eesti sisemisest kaosest ja ekstremismist, mis oleks võinud viia kodusõjani või fašistliku režiimi kehtestamiseni, mis oleks olnud veelgi hullem kui Pätsi autoritaarne, kuid suhteliselt mõõdukas valitsus. Nad viitavad sellele, et Eesti seisis silmitsi tõsiste ohtudega nii paremalt kui vasakult ja et Pätsi otsus oli katse leida kesktee, mis oleks kaitsnud riiki mõlemast äärmusest. Need debatid jätkuvad siiani ja nad ei jõua tõenäoliselt kunagi konsensuseni, sest nad puudutavad küsimusi, mis on olemuslikult poliitilised ja väärtuspõhised, mitte ainult faktilised. Kuid see debatt ise on väärtuslik, sest see hoiab elus mälestust ja sunnib meid mõtlema küsimustele, mis on olulised mitte ainult mineviku, vaid ka oleviku ja tuleviku jaoks.
Konstantin Pätsi isiklik tragöödia, tema 15 aastat vangistuses ja tema üksildane lõpp kauges hullumajas, on aga midagi, mille suhtes on raskem olla ambivalentne. Olenemata sellest, mida arvata tema poliitilistest otsustest, on tema kannatused ja tema vastupanu midagi, mis väärib austust ja mälestamist, sest need näitavad inimese võimet säilitada oma väärikus isegi kõige raskemates tingimustes. Tema lugu on ka hoiatus sellest, mida totalitaarsed režiimid on võimelised tegema inimestega, kes seisavad nende teel, ja see hoiatus on sama aktuaalne täna, kui see oli aastakümneid tagasi. Maailmas on endiselt režiime, mis vangistuvad ja piinavad oma vastaseid, mis kasutavad psühhiaatriat poliitilise repressiooni vahendina ja mis püüavad kustutada mälestust neist, kes julgesid neile vastu seista. Pätsi lugu meenutab meile, et sellised režiimid ei ole ainult ajaloo lehekülgedel, vaid eksisteerivad ka tänapäeval ja et võitlus vabaduse ja inimväärikuse eest ei ole kunagi lõppenud. See võitlus jätkub iga päev, igas kohas, kus inimesed seisavad silmitsi rõhumisega ja kus nad peavad otsustama, kas alistuda või vastu seista. Kas te olete kunagi mõelnud, mida te teeksite, kui te oleksite Pätsi olukorras, vangistatud ja üksi, ilma lootuseta vabanemisele ja ilma võimaluseta suhelda oma lähedastega? Kas te suudaksite säilitada oma väärikuse ja keelduda murdumast, nagu tema tegi, või annaksite alla survele ja loobuks oma veendumustest, et päästa oma elu või leevendada oma kannatusi? Need küsimused on ebamugavad ja nendele on raske vastata ausalt, sest me ei tea kunagi, milleks me oleme võimelised, enne kui me seisame silmitsi tõelise katsumisega. Kuid nende küsimuste üle mõtlemine on oluline, sest see valmistab meid ette ja tugevdab meie veendumusi, nii et kui katsumus peaks kunagi tulema, oleme me paremini valmis sellele vastu seisma. Pätsi lugu õpetab meile ka seda, et vastupanu ei pea olema dramaatiline ega kangelaslik selles mõttes, nagu seda kujutatakse filmides ja raamatutes. Tema vastupanu oli vaikne ja igapäevane, see seisnes lihtsalt selles, et ta keeldus alistumast ja keeldus loobumast oma veendumustest, isegi kui see ei toonud talle mingit praktilist kasu ja tegi tema elu ainult raskemaks. See vaikne vastupanu, mis võib paista väikese asjana suure ajaloo kontekstis, oli tegelikult äärmiselt oluline, sest see hoidis elus vaimu, mis kandus edasi teiste kaudu ja mis lõpuks triumfeeris nende üle, kes olid püüdnud seda hävitada. Pätsi vaim ei surnud koos tema kehaga Puratševos, vaid see elas edasi ja elab edasi siiani, iga kord, kui keegi mõtleb temale või räägib temast. Tema pärand on ka meeldetuletus sellest, kui oluline on mälestus ja kui võimas on lood, mida me räägime oma lastele ja lastelastele. Nõukogude võim püüdis kustutada Pätsi mälestust, keelates tema nime ja moonutades tema lugu, kuid see katse ebaõnnestus, sest inimesed keeldusid unustamast ja jätkasid lugude rääkimist, isegi kui see oli ohtlik ja keelatud. Need lood, mida räägiti köökides ja magamistubades, kaugel võimude kõrvadest, olid omamoodi vastupanu liikumine, mis hoidis elus mitte ainult Pätsi mälestust, vaid tervet ideed Eesti iseseisvusest ja vabadusest. Iga lugu, mida jagati, oli samm selle poole, et tõde jääks elama ja et ükskord, kui aeg on küps, saaks see tõde taas avalikuks. See õppetund on oluline ka tänapäeval, kui me elame ajastul, kus informatsioon levib kiiremini kui kunagi varem, kuid kus ka desinformatsioon ja propaganda on võimsamad kui kunagi varem. Mälestuse säilitamine ja tõe rääkimine on endiselt oluline, võib-olla olulisem kui kunagi varem, sest need on ainsad relvad, mis meil on võltsi ja vale vastu. Konstantin Pätsi haud metsakalmistul on tänapäeval koht, kus ajalugu ja olevik kohtuvad, kus minevik räägib tulevikuga ja kus ühe mehe saatus sümboliseerib terve rahvalugu. Tema hauakivi, mis on lihtne ja väärikas, kannab tema nime ja daatumeid, kuid see ei ütle midagi sellest, mida ta läbi elas ja mida ta tähendas oma rahvale. Need, kes tulevad tema hauda külastama, toovad endaga kaasa oma mälestused ja oma lood ja nad lahkuvad midagi kaasa võttes, ehk mõtte või tunde, mis jääb nendega ja mis mõjutab neid viisil, mida nad ise ei pruugi täielikult mõista. See on mälestuse võim ja see on põhjus, miks me peame jätkama mäletamist ja rääkimist, isegi kui need, keda me mäletame, on ammu lahkunud. Pätsi lugu ei ole ainult Eesti lugu, kuigi see on sügavalt juurdunud Eesti ajalukku ja identiteeti. See on ka universaalne lugu inimese võimest säilitada oma väärikus kõige raskemates tingimustes ja see lugu kõnetab inimesi üle kogu maailma, kes on kogenud sarnaseid kannatusi või kes kardavad neid kogeda. Tema elu ja saatus on meeldetuletus sellest, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav ja et see vajab kaitsmist iga päev, iga otsusega, mida me teeme.
See meeldetuletus on eriti oluline tänapäeval, kui paljud inimesed võtavad vabadust iseenesestmõistetavana ja ei mõista, kui habras see tegelikult on, kas me oleme valmis kaitsma oma vabadust, kui see peaks ohtu sattuma. Kas me oleme valmis seisma vastu neile, kes tahavad seda meilt võtta? Kas me oleme valmis kannatama selle eest, millesse me usume, nagu Päts kannatas? Need küsimused, mida tema lugu tõstatab, on küsimused, millele igaüks peab ise vastama, ja need vastused määravad, milline on meie tulevik. Konstantin Päts ei saanud kunagi teada, et Eesti sai taas vabaks, et tema põrmud toodi tagasi kodumaale ja et tema mälestust austatakse viisil, millest ta ei osanud unistadagi oma kõige pimedamatel hetkedel Puratševos. Kuid ehk teadis ta seda mingil sügavamal tasandil, ehk uskus ta seda nii tugevalt, et see usk sai reaalsuseks, isegi kui ta ise ei näinud seda reaalsust. See usk, mis hoidis teda elus ja mõistuse juures läbi 15 aasta vangistust, on ehk tema suurim pärand, sest see näitab, et lootus ei ole naiivne ega rumal, vaid see on jõud, mis võib muuta maailma. Tema lootus Eesti vabaduse suhtes osutus õigeks ja see peaks andma lootust kõigile, kes võitlevad vabaduse eest kusagil maailmas. Tema viimased päevad Puratševos, kui ta lamas oma voodis ja ootas lõppu, mis pidi varem või hiljem tulema, olid täidetud mitte ainult kannatuste, vaid ka rahuga, mis tuli teadmisest, et ta oli teinud kõik, mida ta sai, ja et ülejäänu polnud enam tema kätes. See rahu, mis võis paista kõrvaltvaatajale alistumisena, oli tegelikult midagi palju sügavamat ja väärtuslikumat. Ta oli leidnud viisi olla vaba oma vangistuses ja see vabadus, mis oli sisemine ja vaimne, oli midagi, mida keegi ei saanud temalt võtta. See on ehk kõige olulisem õppetund, mida tema lugu meile annab, nimelt see, et tõeline vabadus ei sõltu välistest tingimustest, vaid sisemisest hoiakust ja et seda vabadust saab säilitada isegi kõige raskemates olukordades. Konstantin Päts lahkus sellest maailmast 1956. aastal, kuid tema vaim elab edasi ja tema lugu jätkub. See lugu räägib vastupanust ja väärikusest, lootusest ja usust ja see lugu on sama aktuaalne täna, kui see oli tema eluajal. Iga põlvkond peab selle loo uuesti avastama ja sellest oma järeldused tegema, sest see on ainus viis, kuidas mälestus jääb elama ja kuidas mineviku õppetunnid jõuavad tulevikku. Mida teie võtate kaasa sellest loost? Mida te mõtlete, kui te kuulete Konstantin Pätsi nime? Ja mida te teete selleks, et tema mälestus ja tema õppetunnid ei ununeks? Need küsimused jäävad igaühe enda vastata, kuid nende üle mõtlemine on ehk parim viis austada mehe mälestust, kes ei murdunud isegi siis, kui kõik näis lootusetu olevat, ja kes uskus oma rahva tulevikku isegi siis, kui ta ise seda tulevikku ei näinud. Arhiivide sügavustes, Moskva ja Tallinna keldrites puhkavad endiselt dokumendid, mida keegi pole aastakümnetega avanud ja mis võivad sisaldada vastuseid küsimustele, mida me pole osanud veel küsidagi. Need dokumendid, mis on säilinud juhuse või unustuse tõttu, ootavad ajaloolasi, kes ühel päeval neid avastavad ja kes toovad päevavalgele uusi detaile Pätsi elust ja saatusest. Mõned neist dokumentidest on endiselt salastatud kas Venemaa või Eesti poolt ja nende avamine nõuab poliitilist tahet ja diplomaatilist pingutust, mida pole siiani olnud piisavalt. Teised on lihtsalt kadunud bürokraatia labürintidesse, kus nad ootavad kedagi, kes neid otsib ja kes mõistab nende väärtust. Üks selline dokument, mille olemasolu on teada, kuid mille sisu on endiselt salastatud, on Pätsi viimane ametlik ülekuulamisprotokoll, mis koostati 1943. aastal, vahetult enne tema paigutamist psühhiaatriahaiglasse. See protokoll, mis peaks sisaldama tema vastuseid uurijate küsimustele, võib anda meile enneolematu pilgu tema mõtetesse ja veendumustesse ajal, mil ta seisis silmitsi oma saatusega. Miks see dokument on endiselt salastatud, on küsimus, millele meil pole head vastust. Võib-olla sisaldab see informatsiooni, mis on endiselt poliitilistelt tundlik, võib-olla on see lihtsalt unustatud bürokraatia hammasrataste vahele, või võib-olla on keegi otsustanud, et selle avamine pole prioriteet. Kuid ükskord, kui aeg on küps, avaneb ka see dokument ja me saame teada, mida Päts ütles oma ülekuulajatele oma viimastel vabadel hetkedel. Teine dokument, mis on samuti teada, kuid mille asukoht on kadunud, on Pätsi isiklik märkmik, mille ta võttis kaasa oma arreteerimise päeval ja mis konfiskeeriti Inkot poolt. See märkmik, mille sisu kirjeldati osaliselt tema toimikus, sisaldas märkmeid tema kohtumistest välisriikide diplomaatidega ja tema hinnanguid poliitilise olukorra kohta Euroopas. Kui see märkmik kunagi leitakse, võib see anda meile enneolematu pilgu Pätsi mõtetesse ja tema arusaamale maailmast, mis teda ümbritses.
see oleks hindamatu allikas ajaloolastele, kes püüavad mõista tema otsuseid ja tema rolli Eesti ajaloos, ja see võiks muuta meie arusaama temast ja tema ajast. Kuid isegi ilma nende dokumentideta on meil piisavalt materjali, et mõista Pätsi elu ja saatust viisil, mis on nii ajalooline kui inimlik. Tema lugu, nagu me seda teame, on piisavalt võimas ja liigutav, et kõnetada meid ja õpetada meile midagi olulist inimese olemusest ja ajaloo jõududest. Tema viimased aastad Puratševos, mis olid täidetud üksinduse ja kannatustega, kuid ka väärikuse ja vastupanuga, on meeldetuletus sellest, mida tähendab olla inimene kõige raskemates tingimustes. Tema keeldumine murdumast, tema usk oma rahva tulevikku ja tema rahu oma saatuse ees on omadused, mida me kõik võime püüda omandada, isegi kui me ei seisa kunagi silmitsi selliste katsumusega, nagu tema. Konstantin Pätsi lugu on lõppenud selles mõttes, et tema elu on lõppenud ja tema keha puhkab metsakalmistul, kuid see lugu jätkub selles mõttes, et tema mälestus elab edasi ja tema pärand mõjutab meid siiani. Iga kord, kui keegi mõtleb temale, räägib temast või külastab tema hauda, saab tema lugu uue elu ja uue tähenduse. See on mälestuse võim ja see on põhjus, miks me peame jätkama mäletamist ja rääkimist. Sest lood, mida me räägime, kujundavad seda, kes me oleme ja kes me tahame olla, ja Pätsi lugu on üks neist lugudest, mis väärib rääkimist ja mäletamist täna ja homme ja igavesti. Mida te arvate, kas Konstantin Pätsi lugu on lõppenud või jätkub see siiani? Kas tema pärand on midagi, mis kuulub minevikku, või on see midagi, mis on sama aktuaalne täna, kui see oli aastakümneid tagasi? Need küsimused jäävad igaühe enda vastata, kuid nende üle mõtlemine on osa sellest, mida tähendab olla inimene ja mõista oma kohta ajaloos. Tema haud metsakalmistul seisab vaikselt puude all, kus linnud laulavad ja tuul sahiseb lehtedes, ja see haud on tunnistajaks ajale, mis möödub ja mälestusele, mis jääb. Seal puhkab mees, kes oli kunagi võimas ja kes langes madalale, kes kannatas ja kes ei murdunud, kes uskus ja kes lootis, isegi kui kõik näis lootusetu olevat. Tema lugu on Eesti lugu, kuid see on ka iga inimese lugu, kes on kunagi seisnud silmitsi rõhumisega ja kes on pidanud otsustama, kas alistuda või vastu seista. See lugu räägib meile, et vastupanu on võimalik, et väärikus on säilitatav ja et lootus ei ole kunagi täiesti kadunud, isegi kõige pimedamatel hetkedel. Ja nii lõpeb see jutustus, mitte lõpliku vastusega, vaid küsimustega, mis jäävad kõlama ja mis kutsuvad meid mõtlema. Konstantin Päts, Eesti Vabariigi esimene president, mees, kes elas ja kannatas ja ei murdunud, puhkab nüüd rahus oma kodumaal, kuid tema vaim elab edasi kõigis, kes teda mäletavad ja kes tema loost õpivad. Mäletage teda, rääkige temast ja ärge unustage, mida tema elu ja saatus meile õpetavad. Sest mälestus on ainus, mis jääb, kui kõik muu on kadunud, ja mälestus on see, mis ühendab meid minevikuga ja valmistab meid ette tulevikuks. Konstantin Pätsi mälestus on osa sellest, kes me oleme, ja see mälestus väärib hoidmist ja austamist täna ja igavesti.